Kremlis on crease. Sisseringid, kes teavad rohkem kui enamik, on just tunnistanud mõeldamatut. Midagi hiiglaslikku on Venemaal katki läinud ja seda ei saa parandada. Need siseringi inimesed teavad seda, mida Putin ei tea. Venemaa juht on lõksus sõjas, mida ta ei saa võita. Iga päev, mil Ukraina sõda kestab, on päev, mil Putin viib oma riigi üha sügavamale meeleheite musta auku. Putin ei saa endale lubada loobumist, aga Venemaa ei saa endale lubada sõdimist. Siit pole välja pääsu, sest Putin on loonud Venemaast versiooni, mis ei suuda enam kaua vastu pidada. Kuidas Venemaa siia jõudis? Me vastame sellele küsimusele pärast seda, kui oleme käsitlenud, mida siseringi inimesed oma riigi olukorra kohta ütlevad. Ja need siseringi inimesed paljastavad katastroofi, mis seisab Vladimir Putini ees. Vene eelarve ei suuda enam lubada sõda, mille Vladimir Putin alustas. Kremli sees möllab sisemine lõhe, kuna nii Venemaa rahandusministeeriumi kui ka Venemaa keskpanga majandusteadlased hoiatavad, et Ukraina invasiooni jätkumine põhjustab riigieelarve puudujäägi paisumise parandamatult suureks. See puudujääk näeb Venemaa jaoks juba praegu halb välja. 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul teatas Venemaa rahandusministeerium, et puudujääk oli tõusnud 5,8 triljoni rublani, mis moodustab umbes 80,6 miljardit dollarit. See on juba iseenesest halb, kuid asi läheb veel hullemaks, kui saad teada, et sama ministeerium oli kogu aastaks prognoosinud puudujäägiks 3,7 triljonit rubla. Praegu moodustab Venemaa riigieelarve puudujääk 2,5% sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st ning tundub, et Venemaal pole võimalik taastuda, kui Putin oma sõda ei lõpeta. See ongi probleem. Putin ei kavatse peatuda ja just sellepärast ongi ta lõksus. Majandusametnikud püüavad survestada kaitseministeeriumi kärbete tegemiseks, et leevendada Putini sissetungi tõttu Venemaa rahandusele langevat koormust. United24 meediateatel on sellele survele nii palju vastu seistud, et Venemaad on sunnitud alandama oma majanduskasvu prognoosi 2026 aastaks vaid 0,4%-ni. Venemaa kõigub noateral ja varsti lõigatakse see läbi. Majanduslangus ähvardab, sest stagnatsioon on juba kohal. Ja mitte ainult Kremlis olevad ametnikud ei karju Putinile, et ta avaks silmad ja vaataks olukorda, mille ta on oma riigis tekitanud. Ärijuhid annavad samuti märku, et ainus viis, kuidas Venemaa saaks üldse tagasi rajale jõuda, on see, kui Putin lõpetab sõja. Need üleskutsed ei tule peaaegu kunagi otse. Siiski võib Venemaa ärijuhtide meelsust märgata, kui piisavalt tähelepanelikult vaadata. Ukraina uus hääl vahendab ühe kõrge korporatiivjuhi kommentaare, kes ütleb, et üks pilk aktsiaturule ütleb kõik, mida on vaja teada Venemaa ärijuhtide arvamuse kohta sissetungi suhtes. Juht ütleb, et iga kord, kui USA vahendatud Ukraina rahuläbirääkimiste kohta tuleb positiivseid uudiseid, järgneb Venemaa aktsiaturul tõus ja entusiasm, mis näitab, milline peaks olema tegelik vastus. Sõnum on selge. Venemaa majandusmõtlejad Kremlis tahavad, et sõda lõppeks või vähemalt, et Putin teeks kaitsekulutustes kärpeid, et leevendada koormust. Venemaa suurimad mõtlejad annavad oma tegudega sarnase signaali, kui nad võitlevad maksutõusude, nõrga investeerimise, kahekohaliste intressimääradega, mis on praegu 14,5% ning täieliku uute ideede puudumisega Kremlist. Ja mis on Putini vastus kõigele sellele? Ta tahab oma sõja peale veelgi rohkem kulutada. Iga üksikut üleskutset, mida teevad need, kes näevad Venemaad ees ootavat katastroofi, tõrjub Venemaa kaitseministeerium. Ärge muretsege inimeste või ettevõtete pärast, ütlevad sõjaväelased, järgides Putini käske. Lihtsalt pange rohkem raha võitlusse, mis kuhugi ei vii. United24 meedia teatab, et Venemaa kaitseministeerium nõuab rohkem rahastust, kuna püüab katta puudujääki, mis 2026 aastaks ulatub umbes 3 triljoni rubla ehk umbes 41,7 miljardit dollarini. Sama ministeerium viitab ka Putini loodud majandusele kui põhjusele, miks neile tuleks rohkem raha anda. Sõjalised lepingud on praegu Putini Venemaal kõige tähtsamad. Kui kaitseministeerium kulutab vähem, antakse välja vähem lepinguid ja need vähesed ettevõtted, mis Venemaal praegu edukad on, hakkavad kokku kukkuma nagu kõik muu. See on lõks, mille Putin on endale ise seadnud. Kui ta sõjast taandub, võib tal olla võimalus päästa Venemaa majandus, kuid tema läbikukkumisest tingitud alandus nõrgestab tema võimubaasi nii palju, et ta on haavatavam kui kunagi varem. Aga kui ta jätkab sõjaga ja suunab rohkem raha sõjalistesse lepingutesse, halvab ta Venemaa lihtsalt selle nimel, et pidada võitlust, kus Ukraina on initsiatiivi enda kätte haaranud. Kui jõuame 2026 aasta esimese poole lõpule üha lähemale, Venemaa edusammud on minimaalsed ja riik kaotab mõnes piirkonnas aktiivselt territooriumi. 1 juuni raportis toob sõjauuringute instituut ehk ISV esile Vladimir Putini peamise probleemi.
IS täheldas tõendeid, mille põhjal hinnati, et Vene väed said kontrolli alla või tungisid sisse 40,64 ruutkilomeetrile ajavahemikus detsember 2025 kuni mai 2026. Mõttekoda märgib siiski, et Vene väed kaotasid samal perioodil 281,1 ruutkilomeetrit, kui arvestada ainult territooriumi, mida Vene väed kontrollivad. Ja see stagnatsioon lahinguväljal toob kaasa ka rekordarvu Vene sõdurite surmasid. Ukraina väitel kaotas Venemaa nii märtsis kui aprillis üle 35 000 sõduri kuus. Kuna maikuu lõpus olid igapäevased kaotused umbes 1400 inimese ringis, näeme tõenäoliselt selle kuu kohta sarnaseid või isegi suuremaid numbreid. Venemaa on vahetanud kõik need hukkunud sõdurid Ida-Ukrainas minimaalsete edusammude ja lõunas lausa kaotuste vastu. See ei ole inimressursside mõttes jätkusuutlik. Aga Putinit ei huvita kunagi see liha, mida ta lihaveskisse saadab. Ta peaks hoopis muretsema selle pärast, mida ta on Venemaaga teinud, et oma sõda jätkata. Kõik näevad, et Putin on lõksus. Sellegipoolest surub Venemaa juht edasi ja Venemaa praegune seisukord ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle riigi tuleviku kohta. Oleme sellest juba osa käsitlenud. Kasvav eelarve puudujääk, seiskunud majandus, ametnikud ja ettevõtjad, kes sisuliselt paluvad Putinit oma sõda lõpetada, et Venemaal oleks võimalus ellu jääda. Aga praegu ei lähe Venemaal miski plaanipäraselt. Kui ametnikud koostasid riigi 2026 aasta eelarvet, teadsid nad, et tekib rahastamispuudujääk vahemikus 1,2 kuni 1,5 triljonit ehk kuni 20,6 miljardit dollarit. Peamiselt sõjaliste kulutuste tõttu. See puudujääk on juba muutunud tohutuks kuristikuks. Ja see läheb ainult suuremaks, kui Putin ohverdab sõjas veel rohkem sõdureid ja varustust. Putin võib arvata, et suudab seda jätkata Venemaa kaitsesektori suurema kasvuga, kuid ta ei suuda seda. Pressisindaja sõnul ei õitse isegi see sektor enam nii nagu varem. Sissetungi esimestel aastatel kasvas Venemaa riiklik kaitsetööstus umbes 30%, mistõttu tundus Venemaa majandus kuni 2024 aasta lõpuni olevat heas seisus. Nüüd prognoositakse, et Venemaa sõjatööstusega seotud sektorid kasvavad vaid 4-5% ulatuses. See tähendab, et nad on sisuliselt oma tipu saavutanud ja siit edasi läheb kõik allamäge. Ja see 0,4% SKP kasv, mida me varem mainisime, pidi algselt olema 1,3%, enne kui Venemaa majandusministeerium oli sunnitud prognoosi alandama. Venemaa riiklik jõukuse fond on nüüd 60% madalamal tasemel kui enne seda, kui Putin oma sissetungi alustas. Riigi eelarve puudujääk läheneb üha enam 3,8% SKP-st, mis saavutati COVID-19 pandeemia ajal. See oli tol ajal katastroof, kuid võib peagi saada Venemaa uueks normaalsuseks. Siiski kasvavad valitsuse kulutused. Esimese 4 kuu jooksul 2026 aastal kulutas Kreml 16% rohkem kui samal perioodil 2025 aastal. Isegi kui Venemaa majandusmull lõhkeb, kasvas riigihangete kulutamine 41%, teatab ajaleht Riigimees. See on Putini vastus. Las Vene rahvas vaevleb, samal ajal kui tema püüab saavutada pärandit ühe Venemaa suurima vallutajana, mis on juba nii kaugel tema haarde ulatusest, et ta ei saavuta seda kunagi. Ja nii jõuame tagasi küsimuse juurde, mille esitasime video alguses. Kuidas Venemaa siia jõudis? Putini sõjalised kulutused on vaid osa palju suuremast hädade loost, mis on haaranud kogu Venemaa majanduse. Loomulikult hõlmab kogu lugu ka Ukrainat. See hõlmab ka Vene naftat, tsiviilsektori täielikku kokkuvarisemist, mis on aastaid sõja raskuse all äganud, ning stagnatsiooni, mis kahjustab praegu Vene tsiviilelanikke ja hävitab tulevikus nende elulaadi. Alustame Venemaa naftaprobleemist. Lõppude lõpuks on Ukraina mänginud suurt rolli selles, et Venemaa on sattunud majandusliku unustuse küülikuurgu. Kui Putin tungis Ukrainasse, uskus ta, et see riik ei kujuta Venemaale mingit ohtu. Isegi kui Ukraina suudaks end kaitsta, mida ta peagi ka näitas, ei olnud tal selliseid kaugmaa relvastusi, mida oleks vaja Venemaa emamaal kahjustamiseks. Ja mõne aasta jooksul oli Putinil õigus. Välja arvatud aeg-ajalt toimunud löögid lääne päritolu kaugmaa relvadega piirdus enamik lahingutest Ukrainaga. Venemaa pääses kergelt, sest Ukrainal polnud vahendeid, et pidada pikka ja kestvat kaugmaara kampaaniat selle olulise naftatööstuse vastu, mis pumpab raha Venemaa majandusse. Kuidas ajad on muutunud? Nüüd on aasta 2026 ja me oleme juba üle 4 aasta sügaval selles erilises sõjalises operatsioonis, mis pidi kestma vaid paar päeva. Ukraina on arenenud üheks tugevamaks sõjaliseks riigiks Euroopas ning viimased 4 aastat on ta arendanud uusi ja võimsamaid droone, mis suudavad rünnata 1000 kilomeetreid Venemaa sügavusse. Nagu oma sissetungi ajal nii sageli juhtunud on, alahindas Putin Ukraina võimekust drastiliselt.
Nüüd maksab Venemaa selle eest hinda, kuna Ukraina viib läbi kampaaniat, et läbi lõigata majanduseluliin, mis on võimaldanud Venemaal Putini sõda nii kaua üleval hoida. 1. juuni raportis avaldas United24 Media, et Ukraina sõjavägi on alates 2026 aasta algusest edukalt sihtinud 15 Venemaa naftatöötlemistehast, kusjuures paljud neist tehasest on langenud mitmete rünnakute ohvriks. Kaugmaa relvadega, mille arendamist Putin ei uskunud, et Ukraina kunagi suudab. Nende rünnakutega on Ukraina mai lõpuks tõhusalt neutraliseerinud peaaegu 40% kogu Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. See on oluline. Rafineerimise kaudu muudab Venemaa toornafta kümneteks kasutatavateks toodeteks, millest kõige tähtsamad on bensiin, diislikütus ja lennukikütus, mida kasutab nende sõjavägi ning mida müüakse teistele riikidele kõrgema hinnaga. Neid rafineerimistehaste rünnakuid saadavad korduvad rünnakud Venemaa naftaterminalide ja ladustamisrajatiste vastu, mis tähendab, et Ukraina ründab. Nii Venemaa majandusliku elujõu allikas kui ka mereteed, mis võimaldavad riigil oma vedelat kulda eksportida. Et miljardid dollarid saaksid voolata Putini sõjakassasse. Siin on loogika selge. Kui võtta ära nafta, siis kaob ka raha. Ja kui raha kaob, peab Venemaa Putini hullumeelse kaitsekulutuse jätkamiseks end üha sügavamale võlgadesse ajama. Seda me praegu näemegi. Siseriiklikult tekitavad need rünnakud palju majanduslikke probleeme. Rafineerimistehased on kallid ülal pidada. Need vajavad mitme miljoni dollari väärtuses seadmeid, mida Ukraina sihibki. Iga remont, mida Venemaa peab tegema, kahekordistab valu. Raha kulub parandustele ja iga päev, mil seadmed on rivist väljas ega saa oma rolli rafineerimisprotsessis täita, tähendab kaotust. Venemaal on kütusepuudus laialt levinud. Bensiini ja diislikütuse müügile kehtestatakse ranged piirangud, mis RBC Ukraina andmetel ulatuvad kuni Uus-Moskvani välja. Okupatsioonialuses Krimmis on kodanikel juba lubatud osta vaid 20 liitrit kütust inimese kohta. Kõigi nende sündmuste mõju Venemaa ettevõtetele ei tohi alahinnata. Bensiinijaamad teenivad vähem raha. Iga tööstusharu, mis sõltub kütusest, alates transpordist kuni tsiviiltööstuseni, on sunnitud oma tegevust piirama, kuni olukord paraneb. Isegi nii lihtne asi nagu see, et tsiviilisikud ei saa tööle sõita, mõjutab kogu Venemaa majandust. Kõige selle tulemusena on Venemaa tsiviilettevõtted raskustes. Aga see on probleem, millesse süveneme hiljem. Jäädes Venemaa nafta ja riigi energiaturu juurde laiemalt, ei mõjuta kütusepiirangud riiki ainult sisemiselt. Ekspordid on juba mõjutatud. Venemaa on keelanud lennukikütuse ekspordi kuni 30. novembrini, mis on otsene tulemus Ukraina rünnakutest rafineerimistehastele ja energiataristule. Midagi sarnast toimub ka bensiiniga. 2. aprillil teatas Interfax, et Kreml pikendas bensiini ekspordi keeldu, hõlmates nüüd ka kütusetootjaid lisaks juba olemasolevale keerule, mis puudutas mittetootjaid. See piirang kestab juuli lõpuni, kuid on väga tõenäoline, et seda pikendatakse, kui Ukraina jätkab oma energiataristu rünnakute tempot. Spoileri hoiatus, Ukraina jätkab seda tempot. Võimetus kütust eksportida on Venemaa jaoks halvav, eriti kuna operatsioon Eepiline raev on põhjustanud nafta ja naftast valmistatud toodete hindade tõusu. See peaks olema aeg, mil Venemaa saab päikesepaistes heina teha, kuid nagu asepeaminister Aleksandr Novak paljastab, seda lihtsalt ei juhtu. On selge, et tänapäeval on maailmaturul naftatoodete puudus. Hinnad on tõusnud märkimisväärselt kõrgemale kui nafta hind. Kõik vaatavad tavaliselt nafta hindu, kuid naftatoodete hinnad löövad kõiki rekordeid. Me näeme, et rafineerimine väheneb naftapuuduse tõttu. Paljud riigid, mis sõltuvad naftatarnetest ja rafineerivad koha peal, on keelanud ekspordi, sealhulgas Hiina, ütles Novak pärast seda, kui teatati Venemaa bensiini ekspordi keelust. Novak otsib siin vabandusi. Ja seda võiks ka tõlgendada kui varjatud sõnumit veel ühelt Venemaa ametnikult Putinile, et Ukraina sõda tuleb lõpetada. Lõppude lõpuks suudaks Venemaa teenida miljardeid, kui nii suur osa tema kütusest ei oleks pühendatud Ukraina sissetungile, aga ta ei saa. Sõda peab jätkuma, sest Putin on ennast lõksu püüdnud. Nii saab Venemaa ekspordipiirangud, kaotab miljardeid dollareid ja langeb veelgi sügavamale majanduslikku kuristikku, kust ta ei suuda välja pääseda. Me näeme juba muutust selles, mida Venemaa saab ja ei saa oma naftatoodetega teha. Eksport on välistatud ja tõenäoliselt jääb see nii kauaks, kuni Ukraina droonid lendavad. Loomulikult on sellel kõigel suur rahaline mõju. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, see on sõjasaade ja siin on palju rohkem, kust see tuli. Kui sa saad kanalilt väärtust, siis kindlasti vajuta telli, et näha rohkem meie analüüse.
13. mai raportis avaldas Reuters, et Venemaa naftatoodang langes aprillis 460 000 barreli võrra päevas, võrreldes sama kuuga 2025 aastal. See oli viimane asi, mida Putin oleks tahtnud näha, kuul, mil Venemaal oleks olnud võimalik endiselt ära kasutada naftahindade püsimist umbes $100 barreli kohta juures tänu Hormuzi väina blokaadile. Siiski võimaldas väina sulgemine Venemaal vähemalt oma naftalt rohkem raha teenida, kui ta muidu oleks saanud. Palju murettekitavam Putini jaoks on see, mis toimus enne, kui tema ühekordne sündmus Venemaale appi tuli. Veebruaris avaldas investing.com, et Kremlile naftamüügist laekunud naftamaksutulu langes 2026. aasta jaanuaris 50% võrra, võrreldes sama kuuga 2025. aastal. Sarnast langust on nähtud ka nafta- ja gaasisektori kogutulus. Samal ajal kaubeldi Vene Uurali toornaftaga umbes $26 eest barreli kohta. Praegu on see number küll kõrgem, kuid Venemaa on olukorras, kus ta peab oma naftamüügi toetamiseks lootma välistele teguritele. Kui operatsioon Eepiline raev lõpeb ja Hormuzi väin täielikult taas avatakse, on Venemaa tagasi täpselt seal, kus ta oli aasta alguses, eeldusel, et naftahinnad normaliseeruvad. Nüüd lisame siia võrrandisse Ukraina rünnakud rafineerimistehaste, terminalide ja ladude vastu. Need on probleemid, mis püsivad ja süvenevad seni, kuni Putin jätkab oma sõda. Operatsioon Eepiline raev plaastri mõju kaob ja alles jääb see haigutav haav energeetikasektoris, mille Ukraina on avanud. Venemaa majandus ei saa taastuda, kui ta sõltub mujal toimuvatest sündmustest, mis toovad aeg-ajalt ootamatut tulu, mida piiravad juba Kremlis kehtestatud ekspordipiirangud. Mis puudutab Ukrainat, siis tema ei aeglusta rünnakute osas sugugi. Kui midagi, siis juba 2026 aasta esimeste kuude muljetavaldavatele tulemustele lisandub veelgi. Rekordeid purustatakse. Kas sa mäletad, kui me rääkisime, et Ukraina tabas 2026. aastal 15 Venemaa rafineerimistehast? Kui laiendada seda ajavahemikku kogu sõja peale, siis tõuseb see arv Euromidi pressiteate kohaselt 24-ni Venemaa 33 suurimast rafineerimistehasest. Praegu ütleb väljaanne, et ainsad Venemaa rafineerimistehased, mis jäävad Ukraina löögiraadiusest välja, asuvad Omskis ja Angasis. Ja kui Ukraina on meile viimase 4 aasta jooksul midagi näidanud, siis seda, et arendab pidevalt oma droonitehnoloogiaid, kuni need rafineerimistehased, mis asuvad Uraalidest ida pool, jõuavad samuti löögiraadiusesse. Mis puudutab rekordeid, siis mai oli Ukraina naftarünnakute jaoks märkimisväärne kuu. 1. juunil avaldas Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Provdi, et Ukraina tabas mais enam kui 18 nafta- ja gaasi infrastruktuuri objekti. See on rekordiline arv ja Provdi sõnul on üle poole Ukraina tabatud sihtmärkidest sunnitud oma tegevuse peatama või täielikult lõpetama. Jällegi, see kõik on raha, mis läheb remondile ja kaob seetõttu, et naftatooteid ei saa ammutada, rafineerida ega müüa. Tükkhaaval põhjustab Ukraina Venemaale miljardeid kahjusid ja ajal, mil Venemaa riigieelarve puudujääk kasvab, kahaneb riigi rahvuslik jõukuse fond tohutute sõjaliste kulutuste tõttu. Need on kaotused, mida Putin endale lubada ei saa, kuid ta jätkab kulutamist ikkagi. Sõrmed kindlalt kõrvades ignoreerib ta kõlavaid häirekellasid ja kutsub Venemaa majandusteadlasi üles leidma lahendusi riigi rahalistele probleemidele, mida lihtsalt ei ole olemas. Iga kord, kui üks Ukraina lendavatest sanktsioonidest tabab, tühjeneb Venemaa elujõud. Rääkides sanktsioonidest toob see meid teise suurema probleemini, mis on aidanud Venemaad viia praegusesse olukorda. Nad võtsid aega, kuid sanktsioonid hakkavad nüüd Venemaale tõsiseid probleeme tekitama. Seda ütleb David O'Sullivan, kes on Iiri ametnik. Ta rääkis The Guardianile veebruaris, kus ta ütles, et lääne sanktsioonid pole kaugeltki imerohi, kuid need hakkavad lõpuks avaldama Venemaa majandusele sellist mõju nagu vaja, et muuta Putinil veelgi raskemaks pääseda lõksust, mille ta ise endale on seadnud. Ma olen üsna optimistlik. Ma arvan, sanktsioonid on tõesti avaldanud Venemaa majandusele märkimisväärset mõju, ütles O'Sullivan The Guardianile lisades. Võib-olla jõuame 2026 aasta jooksul punkti, kus kogu see asi muutub jätkamatuks. Sest nii suur osa Venemaa majandusest on moonutatud, nii palju on sõjamajanduse ülesehitamine toimunud tsiviilmajanduse arvelt. Ma arvan, et majanduslike gravitatsiooniseaduste eiramine saab kesta vaid teatud aja. Tõepoolest, lääne sanktsioonid on väga ulatuslikud ja neid on rakendatud sellises mahus, mida Venemaa pole kunagi varem näinud. O'Sullivani kommentaaride ajal oli Euroopa Liit üksi kehtestanud 19 sanktsioonivooru, mis mõjutasid enam kui 2700 isikut ja üksust peaaegu igas Venemaa majandusvaldkonnas. Nüüdseks on sanktsioonivoore juba 20. Aastalem ütleb, et Venemaa ägab 26 655 sanktsiooni all, millest 23 960 on kehtestatud pärast seda, kui Putin alustas täiemahulist sissetungi. USA on sanktsioonide arvu poolest kõige karmim tegija, olles kehtestanud 7392 sanktsiooni.
Kuid ka Kanada, Šveits, EL, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Austraalia on kehtestanud tuhandeid sanktsioone, mis kõik muudavad Venemaa ettevõtete tegevuse raskemaks. Siin on põhjus, miks sanktsioonid on olulised. Võtame taas näiteks Venemaa naftatöötlemistehased. Kui Ukraina tabab mõnda neist rafineerimistehastest oma lendavate sanktsioonidega, tuleb kõik, mida Ukraina tabab, parandada. See on probleem Venemaa jaoks. Suur osa masinatest, mis hoiavad nende rafineerimistehaseid töös, vajavad komponente, mida tuleb osta riikidest, kes on kehtestanud sanktsioonid. Nüüd saab Venemaa neist sanktsioonidest mööda hiilida. Seda on tehtud sõja algusest peale, nagu näeme varilaevastikuga, mis hoiab naftaraha voolamas. Lääne komponentide hankimise puhul saab Venemaa lasta kolmandatel riikidel need komponendid esmalt osta ja seejärel ostab need kaudselt ise. Kuid see on palju tülikam kui otseostmine. Venemaal tuleb oodata kauem, et saada vajalikke komponente. Samuti peab ta maksma nende komponentide hinnale lisaks ka anühti vahendustasu, et motiveerida kolmandaid riike aitama Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida. Rafineerimistehased jäävad kauemaks seisma ja Venemaa kulutab veelgi rohkem raha. See on mikrokosmos probleemist, mis mõjutab kõiki Venemaa ettevõtteid, millele lääs on sanktsioonid kehtestanud. Ja pikaajaliselt maksab see probleem Venemaale miljardeid dollareid, mille mõjusid hakatakse nüüd lõpuks tundma. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nõustub O'Sullivaniga, et sanktsioonide probleem jõuab lõpuks Putinini. Jah, sanktsioonid avaldavad Venemaa majandusele tugevat mõju, teatas Euronews, et von der Leyen ütles seda 8. mail. Ta lisab: Venemaa omal valikul alustatud sõja tagajärgi maksavad inimesed oma taskust. Pidage neid inimesi meeles, me tuleme nende juurde tagasi. Kui kombineerida Ukraina energiarajatiste rünnakut sanktsioonidega, saab Putin õudusunenäo stsenaariumi ja taas on ta lõksus. Sanktsioonid ei kao niipea. Ainus võimalus, et see juhtuks, on sõja lõpp, aga Putin ei kavatse sellele lõppu teha. Nii et tuleb veel rohkem sanktsioone, rohkem survet ja kui Putin jätkab raha suunamist Venemaa kaitsetööstusse, siis meie kolmas peamine Venemaa majanduslike hädade põhjus ei anna enam lihtsalt märku, vaid hakkab veelgi valjemini häirekella lööma. Venemaa tsiviilärisektor on halvatud. 30. mai raportis ütles Key Post, et Venemaa siseturg on killustunud nii-öelda juveeli majanduseks. Ühel pool on ülekuumenenud sõjatööstuskompleks, kuhu Venemaa on suunanud miljardeid dollareid ja tohutun hulgal tööjõudu. Teisel pool on tsiviilsektorid. Praegu seisavad nad silmitsi tööjõupuuduse, ülikõrgete ärikulude ja tõsiste kapitaliprobleemidega. Nii suurenenud maksude tõttu, mida nad on sunnitud maksma, kui ka raskustega saada kätte vajalikku raha oma tegevuse jätkamiseks. Statistika kinnitab seda kõike. Võtmeajakiri Post teatab, et makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosimise keskus on avaldanud, et viimase 3 kuu jooksul on Venemaa pangandussektori toksiliste ja mittetoimivate varade osakaal ületanud rahvusvaheliselt tunnustatud kriisiläve, milleks on 10%. Muide, see organisatsioon on Kremli-meelne. See tähendab, et üha rohkem siseringi inimesi üritab panna Vladimir Putinit mõistma neid probleeme, mille ta ise on tekitanud. Venemaa tsiviilsektoris tegutsevad ettevõtted teatasid 2025 aasta jaanuarist novembrini kahjumist, mis ulatus 7,5 triljoni rublani ehk umbes 103 miljardi dollarini. Need kahjumid jagunesid 18 200 ettevõtte vahel, mis on suurim arv Venemaa ettevõtteid, kes on kahjumist teatanud alates pandeemiast. Kõige rohkem said kannatada töötleva tööstuse, kaevandamise ja hulgikaubanduse sektorid ning need kahjumid ületavad isegi Venemaa praeguse riigieelarve prognoositavat puudujääki. See on võrrand, mis ei klapi. Venemaa ettevõtted kaotavad raha. See tähendab, et Kremlil on vähem maksutulu, mis süvendab eelarve probleeme, mida muudab veelgi hullemaks Putini jonnakas keeldumine näha kriisile mingit muud lahendust peale sõja jätkamise, mille ta ise on põhjustanud. Vene tsiviilsektori ettevõtete langus on jätkunud ka 2026 aastal. 19. mai raportis avaldas Internews, et 68,7% Venemaa mikro-, väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest teatasid, et nende tulud olid 2026 aasta alguses langenud. Umbes 31% Venemaa väikeettevõtete omanikest kaalusid aasta esimeses kvartalis äritegevuse lõpetamist, mis on kõrgeim protsent alates sellest, kui Putin Ukrainasse tungis. Kõik need ettevõtted peavad toime tulema 2% suuruse käibemaksu tõusuga. Koos varem mainitud 14,5% intressimäärade ja kõrge inflatsiooniga. Panganduse juurde tagasi tulles. 2026 aasta märtsis oli Venemaal 60 panka, mis töötasid kahjumiga, mis moodustab umbes 20% kogu Venemaa pangandussektorist. Ja taas on see Venemaa halvim näitaja alates 2022 aastast. Mida Putin siin loonud on kuhju probleem.
mida rohkem ta suunab raha sõjatööstussektorisse, mis juba hakkab stagneeruma, seda rohkem võtab ta ära Venemaa tsiviilmajandusest. Kas mõni ettevõtja tahab sellistes tingimustes üldse äri alustada, kui nad peavad maksma rohkem makse ja laenuintresse kui kunagi varem? Ebatõenäoline. Juba olemasolevad ettevõtted peavad toime tulema sellega, et tööjõu neelab endasse Venemaa kaitsetööstus, lisaks kõigile majandusprobleemidele, mis Venemaal eksisteerivad. Lõppkokkuvõttes muutuvad need ettevõtted vähem tootlikuks. Enamik ettevõtteid, kes ekspordivad tooteid või teenuseid, teenivad vähem tulu kui varem, mis muudab Putini jaoks probleemi ainult hullemaks. Ta näeb juba, kuidas Venemaa energeetikasektor saab tugevalt kannatada. Kui tsiviilsektori ettevõtted on raskustes, nagu nad praegu on, ei ole neil võimalik tekkinud puudujääki korvata. Ka neid kägistatakse ja mõju on kõigile selgelt näha. 9. mai raportis avaldas Forbes, et veerand Venemaa võlakirjaturust on nüüd maksejõuetuse ohus, kuna paljud ettevõtted, kes laenasid enne sõda madalate intressimääradega, peavad nüüd refinantseerima palju kõrgemate intressidega. Väljaande andmetel oli kaubaarvete tasumata jätmine Venemaal juba jaanuaris ulatunud $109 miljardi. Siin on tegemist kaardimajaga, mis on kokkuvarisemise äärel. Kui arveid ei maksta, satuvad pangad raskustesse. Kui pangad kokku kukuvad, kaotab Venemaa need finantsasutused, mis püüavad kõike koos hoida, mis oleks veel üks katastroof riigile, mis on juba majanduslikus madalseisus. Ja siis on veel vene rahvas. Lõppkokkuvõttes kannatavad kogu selle majandusliku valu, mida Putin on tekitanud, juhtides end oma sõjalise erioperatsiooni lõksu, tavalised venelased. Majanduslanguse tont kummitab Venemaad, kuna Putin hävitab oma riigi tsiviilsektori, et oma sõda jätkata. Stagnatsioon on juba saabunud. Venemaa SKT kasvas 2025 aastal vaid 1% ning 2026 aasta prognoosid, mida oleme juba jaganud, on veelgi madalamad. Ukraina uue hääle andmetel on komposiitjuhtindikaator, mis annab märku Venemaa majanduse langusesse sisenemisest, olnud alates 2025 aasta novembrist üle 0,44. Kriitiline lävi on 0,12. Majanduslangus on tulemas ja kiiret taastumist pole näha. Iga tegur, mida oleme selles videos arutanud, toob esile, kuidas Putini sõda on koju jõudnud. Vene rahvas kannatab selle kõige all ning ajaleht Telegraph teatab, et opositsiooni hoog kasvab, kuna Putini sõja põhjustatud majanduslik valu muutub talumatuks. Putini vastus on olnud tüüpiline. Kuna ta seisab silmitsi oma rahva vastureaktsiooniga, on Kreml piiranud interneti kasutamist ja blokeerinud selliste rakenduste nagu Telegram kasutamise, püüdes meeleheitlikult rahulolematust kontrolli all hoida. Usaldus Putini vastu on kõigi aegade madalaimal tasemel. Kremliga seotud küsitlusfirma VCOM teatas, et usaldus langes aprillis sõjaaja madalaimale tasemele 71%-ni ja Levada keskus ütles märtsis, et 67% venelastest soovib nüüd, et Putin liiguks rahuläbirääkimiste suunas. Aga Putin ei kuula, ta ei tee seda kunagi. Selle asemel püüab ta luua illusiooni, et ta pole lõksu jäänud. Selle video loomise ajal korraldab Putin 5. Peterburi rahvusvahelist majandusfoorumit pärast sissetungi. Reutersi poolt Vene Davoseks nimetatud konverents peaks looma uusi suhteid ja ideid Venemaa majanduse elavdamiseks, kuid seda ei juhtu. Midagi ei ole võimalik teha seni, kuni Putin jätkab oma sõda, sest ta jätkab vaid raha pumpamist Venemaa kaitsesektorisse. Ukraina droonid jätkavad lendamist, tulemas on veel sanktsioone. Venemaa tsiviilärisektor ja selle elanikud jätkavad kokkuvarisemist. Ja seal on Putin, kes istub oma augus ja teeskleb, et mitte miski sellest ei ole tema süü. Ja kui kriis Venemaal plahvatab, jätkab Ukraina lihtsalt oma laastavate kaugmaa rünnakutega, mis saavad valu ainult hullemaks teha. Venemaa kevadrünnak pidi kõigele lõpu tegema. Ukraina pidi langema, Donbass pidi kuuluma Venemaale. Lõpuks oleks Putin saanud kõik, mida ta on rahuläbirääkimistel nõudnud, kuid Ukrainal olid teised plaanid. Putini pealetung on läbi, kuna Ukraina on teinud Venemaa rindejoonele midagi laastavat. Venemaa üritab, see on alustanud. 7000 rünnakut. Aga vastu on ta saanud ainult täieliku katastroofi. Venemaa edasiliikumine on nüüd nii aeglane, et Putini lapselapsedki ei ela piisavalt kaua, et näha võitu Ukrainas. Venemaa on proovinud. Ja kuidas veel? Deep State'i andmetel näitab Venemaa pealetungi tempo statistiline analüüs, et mais kasvas Venemaa rünnakute maht 37,5% võrra. See oli Putini suur pealetung. Pärast paari rasket kuud, mil Venemaa kaotas kevad pealetungi algfaasis umbes 70 000 sõdurit, pidi see rünnakute arvu kasv lõpuks Ukraina murdma. Mai lõpuks oli Venemaa korraldanud üle 7000 rünnaku Ukraina vastu. See peaks näitama jõudu.
Aga kui vaadata nende rünnakute tulemusi, siis tegelikult paistab välja meeleheide. Vaatamata sellele kevadpealetungi intensiivistamisele ei saavutanud Venemaa territoriaalses plaanis praktiliselt midagi. Mai lõpuks oli kogu Venemaa taas alanud rünnaku tulemuseks vaid 14 ruutkilomeetrit Ukrainast. Kuulsid õigesti, 14 ruutkilomeetrit. Võrdluseks The Measure of Things ütleb, et see territoorium on umbes sama suur kui Los Angelese rahvusvaheline lennujaam LAX. Nii et Venemaa on sisuliselt suutnud 1 kuuga vallutada lennujaama suuruse maa-ala, samal ajal kui ta korraldas Ukrainale rohkem rünnakuid kui ühelgi teisel ajahetkel 2026 aastal. See pole lihtsalt halb tulemus. See on nii täielik katastroof, et Putin võiks elada mitu elu ja ikkagi ei näeks Ukraina langemist. Tema lapselapsedki vaatavad veel sel ajal, kuidas Vene väed purunevad Ukraina kaitseliinide vastu ja varsti teeme ka arvutused, et näidata teile, kui halvaks olukord Venemaa jaoks on läinud. Enne seda räägime veel sellest, kui suur läbikukkumine see kõik Venemaa jaoks on. Riigi edasiliikumine on nüüd nii aeglane, et Venemaa on territooriumi hõivamises langenud miinusesse. Ukraina vabastab nüüd rohkem territooriumi, kui Venemaa suudab enda omaks nimetada. See juhtus juba korra 2026 aastal, kui aprillis registreeris Venemaa territooriumi netokao 116 ruutkilomeetrit. Aga vähemalt oli Venemaal aprillis oma rünnakute tulemusena rohkem okupeeritud territooriumi ette näidata. Euromaidan Pressi ja United24 meedia andmetel on see, mida oleme mais näinud Venemaa vaatenurgast kõigi valede põhjuste tõttu rekordeid purustav. Venemaa pole sellist kuud registreerinud alates Ukraina 2023 aasta vastupealetungist, mis oli periood, mil Venemaa pandi kaitsepositsioonile. Tollal pandi territooriumi hõivamine tagaplaanile kuni vastupealetungi lõpuni. Nüüd on territooriumi hõivamine Venemaa prioriteetide nimekirjas esikohal, kuid ometi edeneb see sama aeglases tempos nagu siis, kui ta üldse ei püüdnud rünnata. See pole lihtsalt halb, see on alandav. Suur osa sellest infost pärineb Deep State'ilt, mis on avatud lähtekoodiga sõjaline analüütik ja annab pidevalt värskendusi olukorra kohta Ukrainas. Telegrami postituses jagas Deep State üksikasju ja lisas oma andmetele väikese täpsustuse. Kuigi tuleb mõista, et turvakaalutlustel näitame Ukraina kaitsejõudude edenemist viivitusega, oleme valmis ilma täpsustusteta kinnitama järgmist. See on esimene kuu viimaste aastate jooksul pärast 2023 aasta vastupealetungi, mil katsapide poolt okupeeritud territooriumi kasv muutus negatiivseks, teatas Deep State. Katsapid on halvustav väljend, mida kasutatakse Vene sõdurite kirjeldamiseks. Avaldusest selgub, et andmed ei ole veel 100% kinnitatud, kuna tuleb veel mõned päevad Ukraina tegevusi arvesse võtta. Kuid olgem ausad, Putin, sinu sõjaväe jaoks ei lähe olukord ka lõplike numbrite saabudes paremaks. Need võivad isegi veelgi halvemad välja näha, eriti kui Ukraina on mai lõpus veelgi rohkem vasturünnakuid korraldanud. Teise möönduse toob välja Euromaidan Press, mis märgib, et praegu Ukrainast tulevad andmed sõltuvad sellest, millist meetodit edasiliikumise mõõtmiseks kasutatakse. Täpsemalt märgib see, et suur osa rindejoonest on nüüd hall tsoon, kus kummalgi poolel ei ole lõplikku kontrolli. Venemaa on saatnud infiltratsiooniüksusi nendesse hallidesse tsoonidesse, et luua kontrolli illusioon, ja varsti räägime sellest, kuidas see strateegia on neile vastu hakanud töötama. Kui neid infiltreerujaid arvestataks, nõuaks Venemaa endale rohkem territooriumi, kuid neid ei arvestata ega tohikski arvestada. Käeputäis sõdureid, kes on kuskil peidukohas varjul, ei tähenda veel kontrolli territooriumi üle. See tähendab lihtsalt, et venelased üritavad hallides tsoonides ellu jääda, samal ajal kui Ukraina neid taga ajab. Deep State ei ole ainus analüütik, kes annab aru sellest, kui kehvas seisus on Venemaa kevad- ja suve pealetung. Sõjauuringute instituudil ehk ISW-l on Putini jaoks sama masendavad uudised omaenda analüüsi põhjal. 28. mai raportis teatas ISW, et Venemaa presidendile näidatakse kaarte, mis kujutavad Venemaa edasitungi tugevalt liialdatult, mis tähendab, et kõik, mida ta näeb, annab tema rünnakust tegelikkust moonutava pildi. Jällegi taandub kõik hallidele tsoonidele. Kui kas või üks Vene sõdur suudab end mingis asulas peita, käitub Venemaa nii, nagu oleks see asula nende poolt hõivatud. Seda näeme ka numbrites. ISW andmetel suutis Venemaa ajavahemikus jaanuari algusest kuni 26 maini kindlalt hõivata vaid 104 ruutkilomeetrit Ukrainast. Kui jagada see 5-ga, saame ligikaudseks keskmiseks 20,8 ruutkilomeetrit kuus. Sama perioodi jooksul on Vene infiltreerujad suutnud tungida 628 ruutkilomeetri ulatuses Ukrainasse, kuid jällegi see ei tähenda kontrolli. See tähendab lihtsalt, et hallides tsoonides on üksikud väeüksused, kes üritavad ellu jääda ja sageli ebaõnnestuvad. Võrdluseks väidab ISW, et Venemaa on suutnud 2025 aasta esimese 5 kuu jooksul hõivata 1619 ruutkilomeetrit Ukrainast.
Isegi kui arvestada hallid tsoonid, kuhu sissetungijad on tunginud, on Venemaa 2026 aasta esimese 5 kuu jooksul hõivanud vähem kui poole sellest territooriumist, mida ta hõivas 2025 aastal. Kui need kontrollimatud hallid tsoonid võrrandist välja jätta, siis pole Venemaa pärast 10 000 kaotusi sisuliselt kuhugi jõudnud. Sukeldume nüüd mõningatesse numbritesse sügavamalt. Me ütlesime teile varem, et isegi Putini lapselapsed ei ela piisavalt kaua, et näha Venemaad Ukrainat võitmas selles olukorras. Me ei valetanud. Kui Venemaa jätkab Donbassi piirkonnas praeguse edenemistempoga, mis on 14 ruutkilomeetrit kuus, kulub aastakümneid, isegi sajandeid, enne kui Venemaa selle piirkonna täielikult okupeerib. Praegu on Venemaal Donetski oblastis veel vallutada 6000 kuni 7000 ruutkilomeetrit, mis on see osa Donbassist, mille Venemaa peab enda omaks kuulutamiseks enne hõivama, kui ta saab käituda nii, nagu see piirkond talle kuuluks. Kevadine pealetung keskendub peamiselt sellele piirkonnale ning üle 7000 rünnaku, mille Venemaa mais korraldas, olid nii ebaefektiivsed peamiselt seetõttu, et Putini käsilased seisavad silmitsi võimsate kaitserajatistega, mille Ukraina on ehitanud Donetski kindluslinnade vööndisse. Kesktee valides võib öelda, et Venemaal on Donetskis vallutada veel 6500 ruutkilomeetrit. Praeguse edenemistempo juures kuluks Venemaal Donetski vallutamiseks lõpuks 464 kuud. See teeb umbes 38,7 aastat, eeldades, et kogu territoorium, mille Venemaa edaspidi vallutab, asub Donetskis. Olgu, selleks ajaks on Putin surnud, kuid tema lapselapsed ja võib-olla isegi tema lapsed elavad piisavalt kaua, et näha ühe väikese Ukraina piirkonna langemist. Me teeme Putini jaoks asja kohe palju hullemaks. Praegu kontrollib Venemaa umbes 20% Ukrainast Reutersi andmetel. Ukraina ei ole väike riik. Et kogu Ukraina enda kontrolli alla saada, peab Venemaa okupeerima 603 550 ruutkilomeetrit territooriumi. Neil on veel 80% sellest territooriumist vallutamata, mis teeb kokku 482 804 ruutkilomeetrit. See ei paista Putini dünastia jaoks juba praegu hästi. Kui jagada see arv 14 ruutkilomeetriga kuus, saame tulemuseks 34 488,6 kuud võitlust, et Venemaa saaks kogu Ukraina enda kontrolli alla. See teeb 2874 aastat. Mis iganes Putini geenibasseinist selleks ajaks välja on kasvanud, ei pruugi isegi teada, et nad on Putiniga sugulased. Hakkab tunduma, et me näeme pigem universumi soojussurma, enne kui näeme Venemaad saavutamas seda lõplikku võitu Ukrainas, mida Putin nii meeleheitlikult soovib. Olen siin veidi irooniline. Loomulikult on Ukraina sõda muutlik ja see, et mais hõivati 14 ruutkilomeetrit, ei tähenda, et Venemaa hakkabki nüüd iga kuu ainult nii palju Ukrainast hõivama. On kuid, kus Venemaa hõivab rohkem ja arvestades seda, mida oleme Ukrainalt 2026. aastal seni näinud, tuleb ka kuid, kus Venemaa jääb territooriumite lahingus kaotajaks. Ometi peaks Venemaal olema üks maailma tugevamaid armeesid, kuid mais korraldas ta üle 7000 rünnaku ja ohverdas mai lõpuks päevas umbes 1500 sõdurit, lihtsalt selleks, et vallutada piisavalt maad ühe lennujaama jaoks. Putin jäi nüüd küll häbisse. Venemaa piinlikkus on kõigile nähtav, kuna Putini rindejoon variseb selgelt kokku. Aga see toob meid võtmeküsimuseni. Kuidas see juhtus? Väidetav sõjaline suurvõim on muutunud kääbuseks ning lugu sellest, kuidas Venemaa suutis mais saavutada vaid 14 ruutkilomeetrit, räägib võrdselt nii Venemaa täielikust ebakompetentsusest kui ka Ukraina kaitsesurmavusest. Me hakkame mõlemad käsitlema. Aga enne kui me sellega alustame, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet Sõjasaade. Kui teile meeldib see, mida näete, ärge unustage kanalit tellida. Me avaldame iga päev videoid, mis käsitlevad Ukraina sõda ning teisi sõjalisi arenguid üle kogu maailma. Kõigepealt Venemaa taktikalised apsud. Oleme juba maininud Venemaa infiltreerumistaktikaid. 2025 aastal ilmunud strateegia on lihtne. Selle asemel, et alustada suuri mehhaniseeritud rünnakuid, mis iseloomustasid sõja esimesi aastaid, eelistab Venemaa nüüd saata väikeseid üksusi, sageli vaid mõne sõduriga, hallidesse tsoonidesse. Nende ülesanded on lihtsad. Nad leiavad koha, kuhu peituda ja loodavad, et abi jõuab kohale. Samas kasutab Venemaa neid infiltreerujaid selleks, et oma numbreid paisutada, muutes Vene edasitungid tegelikust muljetavaldavamaks. Mõned usuvad, et see lähenemine on Ukrainale ohtlikum, teatas Uue Ukraina Hääl 3. mail. See on kindlasti vaiksem. Liha ei saadeta enam lihaveskisse päris samamoodi nagu varem, kuna Venemaa sõdurid liiguvad pimeduse varjus ja hoiavad raadioset minimaalsena. Nad üritavad võrgust läbi lipsata, mitte võrku puruks rebida. Kuid just see infiltreerumistrateegia on suur põhjus, miks Venemaa tegelikud territoriaalsed edusammud on nii tagasihoidlikud, nagu me praegu näeme.
Nagu United24 meedia välja toob, oli infiltreerumisstrateegia suurim eelis 2025 aastal see, et Ukraina polnud selleks valmis. Venemaa suutis suure osa aastast edeneda väikeste üksustega ja seejärel jätkas suuremate rünnakutega. See ei juhtu enam 2026 aastal. Ukraina on nüüd teadlik sellest, mida Venemaa teeb, mis tähendab, et need vähesed infiltreerujad, keda Venemaa praegu saadab, ei jõua enamasti isegi oma sihtmärkideni, enne kui Ukraina droonid nad elimineerivad. Need, kes siiski jõuavad oma sihtkohta, ei püsi seal kaua, sest veelgi rohkem droone ja maapealsed meeskonnad jälitavad neid. Siin peitub vihje selle kohta, millist rolli Ukraina mängib Venemaa ebaõnnestumistes. Jää meiega, et rohkem teada saada. Asi on selles, et kunagi oli olemas nutikas Vene strateegia, mis on nüüd muutunud strateegiliseks silmuseks Putini kaelas. Kõik, mida infiltraatorid teevad, on hallides tsoonides ringi liikumine, enne kui nad surevad. Nad ei hõiva tegelikult territooriumi. Selleks, et Venemaa saavutaks Ukrainas mingeidki tõelisi taktikalisi edusamme, on tal vaja mingit mehhaniseerituselementi, mis toetaks tema infiltreerumisstrateegiat. Aga see on Putini jaoks veel üks probleem. Venemaal ei ole seda, mida ta vajab oma rünnakute tugevdamiseks. Ainult 14 ruutkilomeetri suuruse edasiliikumise saavutamine enam kui 7000 rünnaku hinnaga näitab Venemaa sõjaväe täielikku allakäiku, nii taktikalises kui ka varustuse mõttes. Venemaa näeb seda allakäiku ja üritab meeleheitlikult probleemi lahendada. Kuidas? Sõlmides lepinguid verise Talibaniga. Me arvame, et terroristid aitavad Putinil teha seda, mida ta ise ei suuda. Kuigi, kuidas Venemaa ootab, et Taliban tugevdaks oma rünnakuid Ukrainas, on igaühe arvata. On märke, et Venemaal on siin plaan. United24 meedia andmetel on Venemaa teinud Talibanile pakkumise parandada nende valduses olevat nõukogudeaegset tehnikat. See on tehnika, mille Taliban sai enda valdusesse, kui nad mitu aastakümmet tagasi Nõukogude Liidu vastu võitlesid. Nüüd pakub Venemaa selle parandamist ning põhjuseks näib olevat võimalus luua väike relvatarnekanal, mis võiks hakata tagasi Venemaale voolama. Kui see on plaan, siis Venemaa ei saa sealt eriti palju kätte. Talibanil on ainult vanad seadmed, nagu T-55 ja T-62 tankid ning mõned vanad helikopterid. Selline varustus on Ukraina droonide jaoks lihtne saak. See ei aita Venemaal oma rünnakute tõhusust parandada. Isegi kui Talibani tankid kuidagi Ukrainasse jõuavad, ei pruugi Vene sõdurid neid kasutada. 28. aprilli raportis väitis Harkivi piirkonnas tegutsev väljaanne Guarra Media, et Vene üksused selles piirkonnas keelduvad aktiivselt mehhaniseeritud rünnakutest. Nad on hirmul ja neil ongi põhjust olla. Tankiga või soomukiga sõitmine teeb sinust lihtsalt suurema sihtmärgi Ukraina droonidele, nii et jõud, mis peaks sissetungijaid toetama, lihtsalt ei tule appi, isegi kui see on olemas. Rääkides elavjõust, siis see on veel üks tegur Venemaa masendavas soorituses mais. Oma raportis Venemaa täielikust läbikukkumisest Ukraina kaitse nõrgestamisel mais ütleb Euromaidan Press, et osa Putini probleemist seisneb selles, et Venemaal on raskusi piisavalt sõdurite värbamisega, et toetada oma rünnakute kasvanud tempot vajalikul lihaga, et Ukrainat kurnata. Ukraina sõjavägi kurnab Venemaa elavjõudu kiiremini, kui Putin suudab seda asendada, ja see on probleem, millega Venemaa on silmitsi seisnud praktiliselt igal 2026 aasta kuul siiani. United24 teatas 1. aprillil, et Venemaal õnnestus aasta esimeses kvartalis värvata vaid 22% oma eesmärgist, mis tähendab 3% puudujääki. See olukord ei parane ning see on viinud selleni, et Venemaa otsib võimalikke lahendusi igalt poolt. Välismaiseid palgasõdurid palgatakse, sest liiga paljud venelased on taibanud, et leping Venemaa eest Ukrainas võitlemiseks tähendab ühesuunalist reisi. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabaduse andmetel on Venemaa sõjavägi isegi kasutanud trikke, et panna tänavatel purjus inimesi Venemaal lepingutel alla kirjutama. Need purjus rumalad inimesed ärkavad üles tugeva peavaluga ja imestavad, miks nad istuvad sõjaväe värbamiskontorites, oodates transpordikasarmutesse. Venemaa numbrid hakkavad halvaks muutuma. Kuid kogu selle asja tegelik probleem ja suur tegur Venemaa aeglases edasiliikumises peitub nendes sõdurite kvaliteedis, keda nad värbavad. Venemaa värbab seda, mis on alles jäänud, kõige kehvemat materjali. Targani raportite kohaselt saavad mõned värvatud vaid 2 nädalat või vähemgi väljaõpet, enne kui nad saadetakse rindele. Sellest ei piisa millekski muuks kui ainult edasiliikumiseks ja lootmiseks, et droon sind õhku ei lase. Ükski neist värvatutest ei tea eriti midagi positsiooni hõivamisest või hoidmisest. Ukrainal tuleb lihtsalt jätkata läbi lihaveski surumist ja tulemuseks on see, mida me mais nägime. 7000 rünnakut inimeste poolt, kes on vaevu sammukese tsiviilisikust kõrgemal, Ukraina armee kogenud professionaalide vastu. Sellest saab tulla ainult üks tulemus ja Venemaa on just avastanud, mis see on. Ja see toob meid tagasi Ukraina juurde. Põhjus, miks Venemaal on raske oma ridu täiendada, on see, et Ukraina tapab neid pöörase kiirusega.
me puudutasime seda juba varem. 70 000 kaotust 2 kuuga on Venemaa jaoks katastroofiline. See näitab ka, kui tõhusalt Ukraina suudab Venemaa infiltreerimisstrateegiat tõrjuda. Mis puudutab seda, kuidas Ukraina seda teeb, siis vastus peitub tapatsoonides. Need muutuvad järjest suuremaks. Ja see tähendab, et hallid tsoonid, kus Vene sõdurid varem said varjuda, et toetada oma riigi liialdatud väiteid edasitungi kohta, on nüüd ohtlikumad kui kunagi varem. Ukraina FPV droonid olid juba tapjad. Nüüd on neil lisaks tõhususele ka pikem tegevusraadius. 2. juuni raportis avaldas Forbes, et Ukrainal on nüüd FPV droon, mis suudab tabada sihtmärke, mis asuvad 102 kilomeetrit rindejoonest tagapool. Mõtle, mida see tähendab Venemaa sissetungijate jaoks. Ukraina saab nüüd kasutada droone, et jahtida inimesi ja tanke sügaval hallides tsoonides, ilma et oleks vaja emalaeva. Iga vihje mehhaniseeritud rünnakule saab hetkega maha suruda. Tankide soomukid ei pääsegi lähedalegi, mis annab Ukrainale veelgi rohkem aega, et jahtida väikseid sõdurite üksusi, mida Venemaa saadab hallidesse tsoonidesse. Kuinna FPV droonitehnoloogia areneb, kasutab Ukraina ka uut põlvkonda keskmaa droone, et Venemaad tagalas rünnata. Need droonid hävitavad juhtimispunkte, mis tähendab, et niigi minimaalne side rindega kaob täielikult. Ukraina uued droonid ründavad ka õhutõrjet, avades rohkem võimalusi rünnakuteks ning hävitades tagalas logistilisi teid ja infrastruktuuri. Kõik see käib tugistruktuuride hävitamise kohta, millele rünnakud rindel toetavad. Ja selle tulemusena näeme, kuidas Venemaa halvasti välja õpetatud kahuriliha hävitatakse tuhandete kaupa, olenemata sellest, kui palju rünnakuid nad alustavad. Mis puudutab seda, mis edasi saab, siis Putin ei jõua imeväel arusaamisele, et Vene pealetung on kokku varisenud. Ta jätkab tuhandete rünnakute käskimist ja Ukraina tõrjub neid edasi. Tegelikkus on see, et Venemaa pealetung oli läbi juba enne, kui see üldse alata jõudis. Mais vallutatud 14 ruutkilomeetrit maad on naeruväärne. See on täielik katastroof Putini jaoks ja alandus, mis tähendab, et Ukraina sõda kestab kaua pärast seda, kui tema lapsed ja tema lastelaste lapsed on ammu kadunud. Kui nad Butšasse sisse marssisid, panid nad aluse terrorile, mis hakkas Ukraina sõda määratlema. Sõdurid, keda hakati kutsuma Butša lihunikeks, möllasid seal, tappes tsiviilisikuid ja tõestades, et Venemaal polnud mingit kavatsust järgida sõjapidamise reegleid. Sõjakuriteod algasid varakult ja Ukraina vandus kättemaksu. Nüüd on kättemaks saabunud. Venemaa Butša timukad said ise nüüd tapetud. Ukraina on pärast aastatepikkust ootamist lõpuks toonud kaua oodatud õigluse. Need on ajaloolised tabamised. Timukad on hävitatud ja nüüd võib Ukraina sihtida veelgi suuremat sihtmärki, jätkates oma kampaaniat, et tuua Butšas nii paljusid tapnud koletised kohtu ette. 30. mail teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör, kurikuulus Robert Provdi, et Ukraina oli sooritanud hämmastava löögi väljaõppekeskuste ja sõjaväelaagrite pihta, mida kasutasid nii Venemaa 3. kui ka 36. ühendvägede armee. Üleöö toimunud droonirünnak, mis leidis aset vaid mõned tunnid enne Provdi avaldust, oli järjekordne näide sellest, kuidas Ukraina 2026 aastal alustatud keskmaa kampaania osutub palju tõhusamaks, kui Putin eales arvas võimalik olevat. Kuid selle rünnaku tõeline pealkiri oleks toonud rõõmuvärinaid igale ukrainlasele, kes mäletab õudusi, mille Putini väed sissetungi esimestel nädalatel valla päästsid. Ukraina ei tabanud 30. mail ainult väljaõppekeskusi. Samuti tabati Venemaa 64. eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi positsioone. Neile, kes ei tea, see on seesama brigaad, mis sisenes Butšasse ja pani toime ühe jõleduse teise järel Ukraina tsiviilelanike vastu. Ja Provdi ütles palju nende inimeste kohta, keda tema ja paljud kaasmaalased peavad Venemaa ridades kõige parandamatumateks. Kõige allatumad kõigist. 35. armee. 64 eraldi motoriseeritud jalaväebrigaad, mis möllas Butšas 2022 aastal, sai pihta. Mõirgas Provdi. Kuidas see juhtus, selle kohta on Pravdal üksikasjad. Väljen ütleb, et Ukraina paiskas lihunike kallale 414. Madjari lindude eraldi brigaadi, mis on üksus, mis kannab Provdi kutsungit. See üksus ühines 413. raidi eraldi polguga, et täielikult hävitada Butša lihunikud. Need 2 üksust koordineerisid oma rünnakut vastloodud mehitamata süsteemide jõudude süvalöögikeskuse kaudu, mille Ukraina lõi juba aprillis, et aidata korraldada üha intensiivsemaks muutuvat keskmaa löögikampaaniat, mida nad Venemaa vastu peavad. Võte on tagada nende löökide puhul süsteemne lähenemine ning samal ajal võimandada erinevatel üksustel koostööd teha, et sihtmärgi tuvastamisel maksimaalset kahju põhjustada. Just täpselt see juhtuski 29. mai ööl ja 30. mai varahommikul.
Ukraina koostööd tegevad üksused suutsid ööl toimunud löökide käigus anda Vene sihtmärkidele kokku 21 kinnitatud tabamust, mis laastasid Venemaa okupante. Aga öö tipphetk oli rünnak tapjate vastu ja pole kahtlustki, et Ukraina tegi täpselt seda, mida ta väitis end teinud olevat. Kuidas me seda teame? On olemas kaadrid, mis näitavad meile kõike. Video, mille avaldas Facebookis Provd ise, koosneb droonidega filmitud lõikudest, kui need sihivad seda, mida mehitamata süsteemide väe ülem nimetab 64 Ussi brigaadi pesaks. Korduvalt näeme sama asja. Droon sihib oma sihtmärki ja tabab seda otse. Iga järgmise drooniga näeme eelnevate tabamuste tulemusi. Kogu sihtmärgi piirkonnas on puhkenud suured tulekahjud, mis saadavad taevasse suitsusambaid. Ukraina droonid liiguvad leekide vahel, et leida sihtmärke, mis veel ei põle, ja nad panevad ka need põlema. Kaadrisse jääb tabamus tabamuse järel. Ukraina droonid lõid põrguliku tulemeri, millest polnud pääsu. Ausalt öeldes ei saa olla paremat õiglust Butša tapjate jaoks. Nad nautisid õudusi, mille nad lõid. Nüüd on nad põletatud tuhaks leekides, mis olid nii kuumad, et need pidid tunduma nagu põrgu. Ukraina uurib endiselt kõiki oma droonide poolt salvestatud kaadreid, et teha kindlaks, kui palju kahju nad tekitasid Butša tapjatele ja neile väljaõppealadele, mida me varem mainisime. Esimesed andmed on juba olemas. Seni on Ukraina kinnitanud 31 isiku kahju Venemaa 64. brigaadi seas. 9 Butša tapjatest on surnud, veel 9 on saanud vigastada, kuigi me ei tea, kui raskelt. Mis puudutab ülejäänud 13 tapjat, siis nende asukoht on hetkel teadmata. Aga vaadata on veel rohkem kaadreid, rohkem kättemaksu on veel kajastada. Tundub tõenäoline, et paljud neist 13 ja võib-olla veelgi rohkem on samuti surnud. Provdi arvab seda kindlasti. Kõige tõenäolisemalt on need arvud oluliselt alahinnatud, teatab Property. See on kindlasti nii, kuna Ukraina pole avaldanud kaotuste arvu nende 2 väljaõppekeskuse kohta, mida mainisime varem videos. Siiski neid Provdi viitavad ka sellele, et veelgi rohkem lihunikke põleb. See ei oleks üllatus. 21 Ukraina poolt 30. mail korraldatud rünnakust olid 8 suunatud just Ussi peidupaiga pihta. Tulekahjud ei valeta. Kõik sõdurid, kes olid sellel hetkel veel selles peidupaigas, kui Ukraina ründas, said peaaegu kindlasti kannatada. Lisaks olid veel need teised rünnakud, mida mainisime. Ukraina rünnak Venemaa 3. armee vastu tabas Luhanski piirkonnas asuvat Briohišpanka väljaõppekeskust, mis asub umbes 70 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teatab Pravda. 36. armee väljaõppekeskus, mida kasutasid Butšeri timukad, asub okupeeritud Zaporižjas ja on umbes 100 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Ukraina ründas samuti gaasihoidlat okupeeritud Donetskis asuvas Jenakievka linnas. Ja kõigele lisaks ründas Ukraina ka Venemaa logistikat nii Donetskis kui Luhanskis, näidates, et Ukraina keskendub alati Venemaa sõjalise jõu nõrgestamisele, isegi siis, kui neil on kättemaks mõttes. See on Ukraina keskse löögikampaania tegevuses ning see kampaania on tekitanud suurt segadust Venemaa okupantide seas. Ukraina sõda on jõudnud uude faasi pärast keskmaa droonide lisandumist Ukraina arsenaali. Viimastel aastatel on Ukraina droonid tegutsenud piiratud taktikalises sügavuses. Tõsi, Ukrainal olid olemas ka kaugmaa droonid, mis suutsid tungida 100 kilomeetrite kaugusele Venemaale, kuid neid droone ei kasutatud tavaliselt okupeeritud aladel. Need olid selleks liiga väärtuslikud, sest kahju, mida nad suutsid tekitada Venemaa sõjamasinale, sealhulgas riigi naftarafineerimistehastele ja tööstusobjektidele, ületas selle kasu, mida oleks saadud nende kasutamisest vahetustagalas. Lisaks sellele olid Ukrainal FPV-droonid, mis tavaliselt töötasid 10–25 kilomeetri raadiuses. Aastal 2026 on see kõik muutunud. Nüüd on Ukrainal droonid, mis on kulutõhusad ja tabavad sihtmärke, 30 kuni umbes 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest. See avab hulga uusi sihtmärke, alates Vene juhtimiskeskustest, mis juhivad rünnakuid rindel, kuni logistilise infrastruktuuri ja nagu nägime 30. mail vägede koondumisteni. UNM ütleb, et uued keskmise suurusega droonid võimaldavad Ukrainal luua uue tapatsooni, mis ulatub sügavamale kui kõik eelnev. Butša lihunikud sattusid just ühte neist tapatsoonidest. Nii laastav kui mõne oma lemmiksõja kurjategija kaotus ka Putinile poleks, teeb talle palju rohkem muret see, mida Ukraina sellise rünnaku läbiviimine tema vägedele psühholoogiliselt tähendab. Butša lihunikud olid sügaval rindejoone taga Zaporižjas. Nad pidid olema turvalises kohas, nagu kõik Vene sõdurid, kes on paigutatud rindest tahapoole. Turvalisus ei ole enam garanteeritud. Iga sõdur, kes asub kuni 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teab nüüd, et see võimas põrgu, mis just võttis vähemalt 9 Butša lihuniku elu, võib igal hetkel tulla ka nende järele. Nad ei tea, millal see tuleb. Nende õhutõrje ei suuda seda peatada.
Pole vahet, kus Putini käsilased okupeeritud aladel asuvad, nad teavad, et Ukraina suudab neid tabada. See on selline terror, mis on omane just Ukraina sõjale. Butša timukad väärivad seda hirmu ja palju enamatki. Kui nad möllasid läbi asula, mille järgi nad oma nime said, põhjustasid nad õudusi, mida ei tohiks tänapäeva sõjas kunagi näha. Need õudused ongi põhjus, miks Ukraina 30. mai kättemaksurünnak on nii oluline. Ukraina ootas, otsis ja kui ta tapped leidis, tõi ta õiguse. Aga mille eest täpselt õiglus? Oleme mõista andnud, mida Butša tapjad tegid, et oma saatust ära teenida, kuid kohe avaldame, kui õudsed nende teod tegelikult olid. Aga enne kui me seda teeme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppa vajutada, et näha rohkem selliseid videoid. 2022. aasta 4. märtsil jõudsid Vene väed, kes üritasid Putini niinimetatud erioperatsiooni esimestel nädalatel Kiievisse tungida Butša linna. Strateegiliselt oleks see linn olnud oluline, kui sissetung oleks kulgenud Venemaa plaani järgi. Umbes 30 kilomeetrit Kiievist loodes asuv Butša oleks võinud anda Vene vägedele võimaliku tee Ukraina pealinna. 4. märtsist kuni 31. märtsini 2022 oli Butša okupeeritud. Seejärel 2022 aasta aprilli alguses taandusid Vene sõdurid, kui Ukraina surus Venemaa esialgse sissetungijate väe tagasi. Just aprillis tulid tõeliselt päevavalgele õudused, mille Butša timukad toime panid. Human Rights Watchi uurijad veetsid linnast nädala, dokumenteerides oma leide. Leiti ulatuslikke tõendeid kümnete tsiviilisikute ebaseadusliku hukkamise kohta, samuti piinamise, sunniviisilise kadumise ja teiste sõjakuritegude kohta. Peaaegu iga nurk Butšas on nüüd kuriteopaik ja tundus, et surm oli kõikjal. Tõendid näitavad, et Butšat okupeerinud Vene väed suhtusid tsiviilelanike ellu ja sõjaseaduste kõige põhimõttelisematesse põhimõtetesse põlgusega ja hoolimatult, ütles tollal uurija Richard Weir, kes on üks neist uurijatest. Ei läinud kaua aega, kui numbrid paljastasid tapatalgute tegeliku ulatuse. Ruslan Kravtšenko, kes on Butša piirkonna peaprokurör, ütles Human Rights Watchile, et pärast Vene vägede lahkumist leiti tema linnast 278 surnukeha. Väga vähesed neist surnukehadest kuulusid sõduritele. Enamik hukkunutest olid tsiviilisikud ja Kravtšenko arvas, et pärast tema 15. aprilli avaldust leitakse veelgi rohkem surnukehi. Hiljem avaldatud raportid, sealhulgas üks PBS Frontline'ilt, paljastasid, et Venemaa oli üritanud linnas läbi viia selle väljaande sõnul puhastusoperatsiooni. Paljud hukkunutest olid Venemaa luureteenistuste koostatud nimekirjades. Vabatahtlikud võitlejad ja kõik, keda kahtlustati Ukraina sõdurite abistamises, olid sihtmärgiks. Butša timukad käisid ukselt uksele ja esitasid küsimusi. Kui keegi testi ei läbinud, viidi ta piinamiseks minema ja paljudel juhtudel ka hukati. See polnud juhtum, kus sõjaväeüksus oleks sõjas kontrolli kaotanud. See oli läbimõeldud ja planeeritud. Süstemaatiline inimeste hävitamine, keda Venemaa pidas, kuigi sageli seda teadmata, ohuks. Jablonskaja tänav oli koht, kus Butšas leidis aset suur osa õudustest. Venemaa märatsemise lõpuks oli ainuüksi sellel tänaval kuhjatud peaaegu 40 surnukeha, kellest paljud olid enne surma läbi elanud õudseid ülekuulamisi ühes tagasihoidlikus kontorihoones samal tänaval. Aastaid hiljem, 2025 aasta juunis, ilmusid kaadrid, mis näitasid, kuidas Butša timukad oma ohvreid sihikule võtsid. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus avaldatud videos on näha, kuidas Vene sõdurid tänavatel märatsevad. Näeme, kuidas relvad on suunatud tsiviilisikute poole. Inimesi viiakse minema, käed kukla taga. Vene sõdurid löövad neid, keda minema juhitakse. Me ei näe kõige hullemat sellest, mida Venemaa tegi. Aga me näeme piisavalt. Butša sai mälestusmärgiks kurjusele, mida Putin soovis Ukrainale põhjustada ja loomulikult järgnes sellele pahameel. 2022 aasta aprilli lõpuks olid Ukraina prokurörid juba esitanud esimesed süüdistused Venemaa vastu Butša veresauna eest. 10 Venemaa sõdurit süüdistati kuritegudes, sealhulgas rüüstamises, piinamises ja mõrvas. Kõik nad kuulusid 64. eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi, mis kohtus Ukraina droonidega silmast silma 30. mail. Palju rohkem süüdistusi järgnes ning mõnel juhul tekkis tapmistes osalenud Vene sõduritel midagi südametunnistuse sarnast, nii et nad tunnistasid oma kuriteod üles. Üht sõdurit nimega Nikolai Katušev küsitlesid Ukraina võimud. Mul kästi, ütles ta, kui temalt küsiti, miks ta tsiviilisikut tulistas. Kõiki musta riietatud inimesi peeti vaenlasteks. Kui nägime meest mustas, avasime tule. Võis olla olemas nimekiri inimestest, keda Venemaa tahtis kõrvaldada, kuid juba see ülestunnistus räägib üksusest, kellel anti käsk tappa igaüks, kes vastas kõige ähmasemalegi kirjeldusele.
Katušev võidi küll tabada, kuid ta oli üks vähestest. Meediateadete kohaselt olid uurijad Butšas tuvastanud umbes 8000 kahtlustatavat sõjakuritegude juhtumit, mis tulenesid sellest kuust, mil Venemaa linnas viibis. 2022 aasta aprilli lõpuks. Paljud neist olid 64. eraldi motoriseeritud laskurbrigaadi liikmed. Aga Ukraina teadis, et tal on vähe võimalusi neid sõdureid traditsioonilisel viisil kohtu ette tuua. Putinil polnud mingit kavatsust oma sõdureid karistada. Mitmed neist said oma tegude eest medaleid, kuna Putin kiitis 64. üksus kangelaslikkuse ja julguse eest. Endiselt on väga vähe lootust, et enamik Butša lihunikke kohtu alla antakse. Ukraina teab, keda ta otsib. Ukraina on avaldanud paljude nende fotod ja nimed, kes Butšas neid jõhkraid kuritegusid toime panid. Kuid Venemaa kaitseb oma sõjakurjategijaid kuni välja Putini endani. Ja kuni viimase ajani seisnes see kaitse selles, et hoiti neid kurjategijaid piisavalt sügaval rindejoone taga, et Ukraina droonid ei saaks neid tabada. 30 mai muutis kõike Butša lihunike jaoks. Nüüd teavad need piinajad ja mõrvarid, et nad ei saa kunagi olla kaitstud Ukraina viha eest, ükskõik kus nad ka ei peidaks. Kui õiglust ei saa kohtute kaudu jalule seada, on Ukraina otsustanud võtta asjad enda kätte. Ja kuigi 30 mai võib olla üks muljetavaldavamaid lööke Butša lihunike vastu, pole see sugugi ainus. Tassaja Targu töötab Ukraina selle nimel, et tuua kättemaks kõigile neile, kes olid Butša veretöös osalised. Ukraina varasemad löögid on olnud palju väiksemas mahus kui see, mida nägime 30. mail, kuid need on olnud tõhusad nii lihunike kõrvaldamisel kui ka sõnumi edastamisel neile, kes on ellu jäänud. 2025 aasta augusti lõpus kõrvaldas Ukraina 3 Butša lihunikku, kui ründas 6 Vene sõdurit, kes üritasid end okupeeritud Luhanskis varjata. 3 sõdurit said rünnakus surma ja kõik 6 tuvastati kui isikud, kes olid seotud Butšas üle 3 aasta tagasi toime pandud sõjakuritegudega. See rünnak sarnanes pigem atentaatile kui tavapärasele löögile. Plahvatus hoone parklas, kus need 6 varjusid, tappis neist 3, mis viitab sellele, et tegemist oli sabotaažiga vaenlase tagalas. Liigume edasi aprilli lõppu, mil Ukraina korraldas järjekordse atentaadikatse. Seekord tappis Venemaa Habarovski piirkonda paigutatud pomm 1 inimese ja vigastas 7. Rünnaku kohta avaldatud vähesed üksikasjad viitavad sellele, et see viidi läbi suletud sõjaväebarakkides, mis tähendab, et Ukrainal oli keegi seespoolt abiks ning et tapetud mees oli auastmelt kolonelleitnant. Siiski ei olnud tapetud mees tegelik sihtmärk. CNN teatab, et Venemaa sõjablogijate arvates oli Ukraina tegelikuks sihtmärgiks kindralmajor Azatbek Amurbaikov. Ta juhtis 64. üksust, kui see pani Butšas toime oma julmused. Amurbaikovil vedas. Tema elu võtma pidanud pomm tappis ilmselt ühe tema alluvatest. Aga nüüd on ta hoiatatud. Ukraina teab, kes ta on ja kuhu ta läheb. Olgu selleks pomm või kaugmaa droon, Ukraina kavatseb Amurbaikovi kõrvaldada. Aga praegu on Ukraina rahul sellegagi, et Amurbaikovi juhitud brigaadis on vähemalt 31 ohvrit. Ükshaaval võetakse Butša timukad oma kuritegude eest vastutusele. Ja on veel üks, kes satub Ukraina sihikule. 8. mail teatas Eurasia Review mõningatest muudatustest, mis on toimunud Venemaa sõjaväe kõrgemas juhtkonnas. Vene õhu- ja kosmosejõudude juht kindral Viktor Avzalov ei ole enam ametis. Ta on vallandatud ning tema asemel on määratud maaväe ohvitser kolonelkindral Aleksandr Tšaiko. Võite juba aimata, kuhu see viib. Tšaiko on üks neist meestest, kes vastutab Butša veresauna eest ning ta juhtis Venemaa idapoolset sõjaväeringkonda selle sündmuse toimumise ajal. Ukraina oli Tšaiko juba süüdistus esitanud ning Euroopa Liit on tema rolli eest Butšas kehtestanud talle sanktsioonid. Nüüd on Putin premeerinud Tšaikot ametikohaga, milleks ta pole sugugi sobilik. Ja sellega on ta seadnud sihikule veel ühe timuka. Tšaiko võib olla järgmine sihtmärk, kuna Ukraina lammutab süstemaatiliselt üksust, mis vastutas Butša sündmuste eest. Aga võib-olla mitte. See ongi tõeline trikk. Ukraina on tõestanud, et suudab tapatööst vastutavaid inimesi droonide ja diversioonioperatsioonidega kõrvaldada. Nüüd küsivad kõik ülejäänud 64. üksuse liikmed, kes Butšas tapsid ja piinasid, endalt sama küsimust. Kas mina olen järgmine? Nad ei saa oma vastuseid enne, kui Ukraina on valmis taas oma tulist õiglust Butša tapjate peale vallandama. Kättemaks ootab ülejäänud tapjate jaoks. Kuid kui Ukraina purustab üksuse, mis pani toime tuhandeid sõjakuritegusid, võtab ta kättemaksu ka teistel viisidel. Venemaa president Vladimir Putin näeb, kuidas tema halvim õudusunenägu ellu ärkab. Kui tema sõda Ukrainaga muutub täielikuks katastroofiks, kus kaotatakse hulgaliselt sõdureid ja varustust, on hakanud lagunema ka tema hoolikalt üles ehitatud maine.
Endine KGB ohvitser ei ärata enam sellist hirmu ja austust nagu varem ning Putini paranoia kasvab, kuna isegi tema kõige lojaalsemad liitlased hakkavad tema vastu pöörduma. Nüüd teatavad isegi Vene ajakirjanikud, et president kardab üha enam, et ta kas tõugatakse võimult või tapetakse. Ja võib oma võimu säilitamiseks kasutada üha drastilisemaid ja kahjulikumaid meetmeid, viies Venemaa sellega tagasi pimedasse keskaega. Et täpselt mõista, mida Putin võib olla plaaninud, peame esmalt ajas kaugele tagasi minema. Tagasi 16 sajandisse tsaari Ivan IV ehk tuntumalt Ivan Julma aega, kes valitses Venemaad aastatel 1547 kuni oma surmani 1584. Ivan oli sügavalt paranoiline ja ettearvamatu valitseja. Tema valitsemise algusaastad olid suhteliselt stabiilsed, kuid pärast 10 aastat troonil muutsid 2 elumuutvat sündmust tema maailmavaadet ja lähenemist igaveseks. Esimene neist sündmustest leidis aset 1560 aastal, kui Ivani armastatud abikaasa Anastasia suri. Kuigi tol ajal polnud selle kohta tõendeid, kahtlustas Ivan tugevalt, et tema vaenlased olid Anastasia mürgitanud. Aastaid hiljem uurisid teadlased tegelikult tsaarinna luid ja leidsid neis ebatavaliselt kõrge elavhõbeda taseme, mis viitab sellele, et Ivani paranoia ei pruukinud olla põhjendamatu. Mõni aasta hiljem, 1564 aastal, reetis üks Ivani lähedasemaid sõpru, vürst Kurbskõi, teda. 1558 aastal alustas Ivan halvasti läbimõeldud katset vallutada Läänemere äärne Liivimaa. Kurbskõi aitas teda alguses. Kuid pärast tülitsemist tsaariga ja repressioonide kartuses põgenes ta Leedusse ning juhtis lõpuks Poola-Leedu ühisarmeed Vene vägede vastu, põhjustades Ivanile ränga ja alandava sõjalise kaotuse. Nende sündmuste mõju jättis Ivani psüühikale sügava jälje. Ta lahkus Moskvast ja sõitis põhja poole Aleksandrovi linna, kus ta kirjutas kirja, milles teatas oma kavatsusest troonist loobuda. Kuid aadlike ja vaimulike kohus, kelle Ivan oli jätnud valitsema, ei suutnud tema äraolekul tõhusalt riiki juhtida ning palusid tal oma otsust ümber mõelda. Ta nõustus, kuid ühe väga olulise tingimusega. Talle tuleb anda absoluutne võim, sealhulgas õigus konfiskeerida maa kõigilt, kes teda reetsid, ja hukata kõik, keda ta riigireetmises kahtlustas. Õukond oli meeleheitel, seega nõustus ta Ivani tingimustega. Nii algas Opritsnina, sünge ja õudne periood Vene ajaloos, mil Ivani kaasasündinud hirm ja paranoia pääsesid täielikult valla. See hõlmas Venemaa jagamist 2 halduspiirkonnaks, millest ühte, Opritsninat, valitses täielikult Ivan nii nagu ta ise õigeks pidas, samal ajal kui teine jäi aadli kontrolli alla. Et kindlustada oma kontrolli Opritsnina üle, andis Ivan käsu moodustada Venemaa esimene salapolitsei, tuntud kui Opritsnikid, 6000 mehe suurune eraarmee, mis sisuliselt tegutses Ivani isiklike iukaitsjate ja jõustajatena. Mustades riietes ja täieliku vabadusega piinata või tappa igaüht, kes isegi ainult Ivanit valesti vaatas, teenisid need salapolitseinikud peagi hirmuäratava maine. Nii kaugele, et kohalikud põgenesid sõna otseses mõttes oma kodudest, kui kuulsid, et Opritsnikid on piirkonnas. Selle põhjuseks on lihtne põhjus. Opritsnikid olid uskumatult julmad. Mõned nende lemmik hukkamisviisid olid inimeste elusalt keetmine, vaiad otsa ajamine või hobustabil tükkideks rebimine. Ohvitserid sõitsid isegi kuulsalt ringi, sadulate küldi kinnitatud mahalõigatud koerapead, mis sümboliseerisid nende kohustust reetmist kõikjal üles leida ja hävitada. Lõpuks soovis Ivan oma võimu veelgi laiendada, ületades Opritsnina kehtestatud piirid ja jõudes riigi teise suurima linna Novgorodi. Ta oli veendunud, et linnajuhid ja mõjukamad kodanikud sepitsevad tema vastu vandenõu, mistõttu andis ta 1570 aastal käsu Novgorodi veriseks piiramiseks. Vaimulikke koguti kokku ja peksti surnuks, samal ajal kui usulisi hooneid, nagu kirikud ja kloostrid, rüüstati. Kaupmehi, aadlikke ja teisi ametnikke piinati ja tapeti samuti õõvastavatel viisidel ning isegi nende naistele ja lastele ei halastatud. Paljud neist koguti kokku ja visati lähedal asuvasse jõkke. Kogu see jõhkrus ja verevalamine sai alguse ühe mehe hirmudest ja ebakindlusest. Kui tulla tänapäeva, on mineviku kajad selgelt näha. Vladimir Putin ei pruugi ametlikult olla tsaar ega keiser, kuid ta on kindlasti korduvalt käitunud nagu tsaar või keiser. Ta on korduvalt trotsinud ja ümber kirjutanud Venemaa seadusi ning isegi riigi põhiseadust, et jääda võimule aasta-aastalt. Ta on näidanud üles sama halastamatust nagu Ivan Julm, andes käsu naaberriigi sissetungiks,
ning nüüd hakkab tal ilmnema ka samasuguseid neuroose, mis andsid Ivanile tema hirmuäratava hüüdnime. Selle taga on 3 peamist põhjust. Esiteks ja kõige ilmsemalt läheb sõda Venemaa jaoks uskumatult halvasti. Viimased hinnangud näitavad, et Venemaa on Ukrainas kandnud üle 1 miljoni kaotuse, sealhulgas 100 000 hukkunuid. Riik on kaotanud ka jahmatava hulga varustust, alates tankidest ja jalaväe lahingumasinatest kuni kallite õhutõrjesüsteemide ja tipptasemel radariteni. Iga mööduva kuuga ilmub üha rohkem teateid Kremli vägede laastavatest kaotustest, kus juures lisandub sõna otseses mõttes 10 000 uusi ohvreid. See ei pruugikski nii palju tähendada, kui riik suudaks tegelikult saavutada olulisi edusamme maastikul, vallutada tähtsaid linnu ja asulaid, purustada Ukraina kaitseliinid ning liikuda edasi selge ja vältimatu võidu suunas. Aga ka seda ei juhtu. Selle asemel on Venemaa edasiliikumise tempo paljudes rindepiirkondades märgatavalt aeglustunud, kus juures tuhanded sõdurid kaotavad elu vaid kõige väiksemate maatükkide pärast. Mõnes piirkonnas on Ukraina vägedel isegi õnnestunud aeglaselt olukorda muuta, tagasi vallutada kaotatud alasid ja venelasi tagasi suruda. Selle tulemusena on Venemaa kaotuste määr lõpuks hakanud ületama värbamise määra ning riik ei suuda enam piisavalt uusi sõdureid oma ridadesse tuua, et kaotusi korvata. Teisisõnu, Venemaa armee ei kasva enam, vaid kahaneb ning see tähendab täielikku läbikukkumist kogu selle eest vastutava mehe Putini jaoks. Teine suur probleem on majanduslik. Venemaa sõda Ukrainaga pidi olema läbi vaid mõne nädalaga. Moskva vägedelt oodati, et nad tormavad üle Ukraina kaitseliinide ja heiskavad Venemaa lipu Kiievi tänavatel ilma suurema vaevata. Operatsioon oleks siiski maksnud raha, kuid oleks pikaajaliselt toonud potentsiaalselt palju rohkem tulu, kui Venemaa oleks hakanud oma uutes vallutatud territooriumides ressursse kasutama. See ei juhtunud. Selle asemel on sõda kestnud juba mitu aastat ning Kreml on olnud sunnitud kulutama miljardeid dollareid selle jätkamiseks. Sanktsioonide tõttu on kaotatud tohutul hulgal tulu ning riik seisab silmitsi süveneva tööjõukriisiga, millele lisandub kuni 1 miljoni intelligentse ja oskusliku venelase lahkumine riigist ning uue elu alustamine mujal. Riigi rahaline koormus on sõja edenedes ainult kasvanud. Venemaa peab mitte ainult kulutama rohkem droonide tootmisele ja värbamise ülikõrgete kulude katmisele, kuid kannatab ka otseseid majanduslikke lööke Ukraina droonirünnakute näol oma kõige väärtuslikumale taristule. Naftatöötlemistehased, torujuhtmed, sadamad ja ladustamise rajatised. Need rünnakud on muutunud sagedasemaks ja mõjusamaks, kuna Ukraina kodumaine kaitsetööstus on tugevnenud, põhjustades vastasele veelgi suuremaid kaotusi. See on kõige otsesemalt mõjutanud Vene avalikkust, kus elanikkond on pidanud taluma elukvaliteedi tõsist langust. Ja nad peavad kulutama palju suurema osa oma nappidest sissetulekutest sellistele asjadele nagu kütus autodele ja toidukaubad oma peredele. Lõpuks on 3. suur põhjus, miks Putin paanitseb, see, et see sõda on purustanud müüdi Vene pädevusest ja üleolekust, mida ta ise aastaid nii palju vaeva nägi luua. Putin ja tema lähimad liitlased ehitasid üles Venemaa mainet kui üht maailma tugevaimat riiki, kellel on Ameerika Ühendriikide järel teine võimsaim sõjavägi. Ja peaaegu kujuteldamatud võimu ja mõjutasemed. Isegi suhteliselt tugevad riigid hakkasid kartma Vene ohtu, mis sageli viis selleni, et nad tegid täpselt seda, mida Kreml soovis. Paljud riigid sõltusid tugevalt Venemaast oma enda kaitsevõime tagamisel, arendades suhteid Putiniga ja investeerides palju Vene või Nõukogude tankidesse, sõidukitesse, lennukitesse ja kaitsesüsteemidesse. Seetõttu ootasidki nii paljud analüütikud sõja alguses, et Vene võit on vältimatu ja et Kremli sõjamasin liigub halastamatult üle Ukraina ilma suuremate raskusteta. Selle asemel on see masin muutunud tossavaks vrakiks, mis töötab sama tõhusalt nagu 50-aastane traktor. Venemaa parimad tankid on muutunud suitsavateks vrakkideks. Nende õhuvägi ei suutnud kunagi saavutada õhuülekaalu, hoolimata sellest, et neil oli sõja alguses tohutu eelis. Ja nende niinimetatud maailma parim armee on korduvalt läbi kukkunud peaaegu kõigi oma seatud eesmärkide saavutamisel. Selle tulemusena on Kreml kaotanud oma hirmuteguri ning inimesed ei vaata enam Moskva ega Putini poole nii, nagu nad kunagi varem tegid. Enne kui me südeneme sellesse, mida see kõik tähendab, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli sõjasaade. Me lahkame seda kõike sellisel moel nüüd igal nädalal. Sõja varajases staadiumis Ukrainaga hoidsid Vene ametnikud enamasti joont ega kritiseerinud avalikult Kremli otsuseid ega juhtinud tähelepanu Putini võimalikule läbikukkumisele.
Aasta jooksul on olukord aga üsna dramaatiliselt muutunud. Üha rohkem kõrgeid sõjaväelasi ja Moskva eliiti on hakanud oma rahulolematust mitmel moel välja näitama. Kõige dramaatilisem näide sellest oli Wagneri grupi mäss, kus üks Putini lähedasemaid usaldusaluseid, Jevgeni Prigožin, pöördus tema vastu ja juhtis isegi lühiajalise marssi Moskvasse. Prigožin maksis selle eest lõpuks oma eluga, hukkudes peagi pärast seda väga kahtlastes tingimustes lennuõnnetuses. Keegi ei taha saada järgmiseks Prigožiniks ning pole olnud ühtegi teist kõrgetasemelist katset Putinit oma positsioonilt kõrvaldada. Samal ajal on presidendivõim üsna selgelt vähenenud. Venemaa äärmuslikud rahvuslased, kes kunagi teda jumaldasid, on nimetanud teda argpüksiks ja kutsunud teda tagasi astuma. Tema toetusreiting Venemaa avalikkuse seas on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele ning üha enam levivad kuulujutud, et isegi jõukad oligarhid ja lojaalsed liitlased, kes on seni vaikselt toetanud, hakkavad oma piiridele jõudma. Vladimir Putin on sellest teadlik ning nagu Ivan Julm on ta hakanud langema omaenda paranoiale ohvriks. Esimesi märke sellest nägime 2024 aasta lõpus ja kogu 2025 aasta jooksul, kui president viis läbi Stalini stiilis puhastuse, kõrvaldades suure hulga Vene kindraleid, kõrgeid ohvitsere, ministreid ja teisi eliidiliikmeid. Paljusid süüdistati korruptsioonis ja nad arreteeriti, samal ajal kui teised sunniti vaikselt pensionile või kadusid lihtsalt kummalistel asjaoludel avalikust elust. Mõned, nagu endine transpordiminister Roman Starovoit, leiti isegi surnuna. Kogu see episood andis uskumatu sissevaate presidendi häiritud meeleseisundist, kui ta süstemaatiliselt eemaldas võimupositsioonidelt kogenud ja kunagi usaldatud inimesi, asendades neid sageli inimestega, keda peeti vähem pädevaks, kuid lojaalsemaks. Ja tegelikult ei paista see olevat Putini paanikat eriti leevendanud, sest 2026 aasta mai raportis selgus, et president kardab aktiivselt, et teda võidakse igal hetkel tappa või võimult eemaldada. Raporti koostas nimetamata Euroopa Liidu riik ja see avaldati sõltumatu Vene uuriva ajakirjaniku platvormil Olulised lood 4. mail. Selles öeldakse, et Kreml on alates 2026 aasta märtsist olnud suurenenud ärevusseisundis ning Putin ise on üha enam mures, et tema vastu vandenõusid sepistatakse. Täpsemalt öeldes on president väidetavalt mures sellepärast, et Moskva poliitilise eliidi liikmete nimel võidakse tema tapmiseks kasutada droone. Otsese tagajärjena on Föderaalne julgeolekuteenistus, FSO, mis vastutab presidendi ja teiste riigiametnike kaitsmise eest, saanud käsu Putini turvameetmeid oluliselt tugevdada. Näiteks peavad kõik presidendi administratsiooni külastajad nüüd läbima 2 kontrollitaset, sealhulgas täieliku ülevaatuse FSO töötajate poolt. Väidetavalt külastab Putin nüüd ka vähem kohti ning ei tema ega tema lähimad tereliikmed viibi enam oma tavapärastes elukohtades Moskva piirkonnas ega Valdais. Aruande kohaselt veedab Putin nüüd suure osa ajast tugevdatud punkrites varjudes ning Vene meedia kasutab eelnevalt salvestatud videoid, et jätta mulje, nagu ta liiguks ringi rohkem, kui ta tegelikult teeb. Lisaks katkestatakse teatud Moskva piirkondades perioodiliselt sidevõrke ning Putin ei kavatse 2026 aastal külastada ühtegi sõjalise infrastruktuuri objekti, kuigi ta külastas mitmeid selliseid kohti 2025 aastal. FSO kontrollib ja koordineerib ka kogu presidendiga seotud teabe ja meediaväljaannete avaldamist, dikteerides sisuliselt, mida meedia võib ja mida ei tohi tema kohta öelda. Lisaks kõigele sellele ei tohi valitsusametnikud ja töötajad, kes töötavad Putini läheduses, tema juuresolekul kasutada oma mobiiltelefone ega pääseda internetti. Samuti on neil keelatud kasutada ühistransporti ning nad peavad liikumiseks täielikult tuginema FSO transpordile. Mõnel, näiteks Putini isiklikel kokkadel, fotograafidel ja turvameestel on isegi nende kodudesse paigaldatud jälgimissüsteemid, et FSO agendid saaksid neil silma peal hoida ja veenduda, et nad ei vanda presidenti vastu vandenõu. Sajandid on möödunud Ivan Julma aegadest, kuid nii paljud tema valitsemise tunnused on taas nähtavad Putini puhul. Nad ei pruugi olla nii avalikult jõhkrad või verejanulised, kuid FSO tegutseb sisuliselt nagu tänapäevased opritšnikud, kaitstes Putinit iga hinna eest ja otsides võimalikke reetmise või vandenõumärke tema vastu. Ja võib-olla on nad leidnud oma esimese suure nimega süüdlase, endise kaitseministri Sergei Shoigu. Raportis märgitakse, et Shoigu, kes töötab praegu Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu sekretärina, omab endiselt suurt mõju sõjaväejuhtkonna seas ja teda on seostatud võimaliku riigipöördega. See võib osaliselt selgitada, miks Shoigu endine esimene asetäitja Ruslan Salikov arreteeriti märtsi alguses, mis kaudselt nõrgestas Shoigu positsiooni.
mõned eksperdid usuvad, et just tema võib olla järgmine, keda süüdistatakse ja puhastatakse. Samal ajal on Putin andnud korralduse FSO-l tugevdada kaitset 10 kõrge auastmega Vene kindralile, keda peetakse tema kõige lojaalsemateks liitlasteks. Nende hulka kuuluvad kindralstaabi ülema esimene asetäitja, kindralpolkovnik Nikolai Bogdanovski ja kindralstaabi ülema asetäitja, kindralpolkovnik Sergei Istakov. Lühidalt öeldes, kuigi presidendil näib olevat väike usaldusring, paistab ta olevat üha ettevaatlikum kõigi suhtes, kes jäävad sellest ringist välja ning tal pole erilisi kõhklusi süüdistada ja karistada igaüht, kes võib ilmutada isegi vähimatki eriarvamust. Kui ta jätkab sellel teel, väidavad mõned analüütikud, et Vladimir Putin võib tuua kaasa 21. sajandi opričnina, mis võib lõpuks tähendada tema võimuaja lõppu ja võib-olla isegi tema elu lõppu. Üks neist ekspertidest on Roman Anin, uuriv ajakirjanik ja väljaande Important Stories asutaja. Ta väidab, et sõda on sisenemas uude faasi, mitte rindel, vaid Vene julgeolekuaparaadi klannide vahel, kes võitlevad nõrgeneva diktaatorit trooni pärast. Tulevikku vaadates pakub Anin välja 2 võimalikku stsenaariumi, mis võivad kattuda ja isegi samaaegselt aset leida. Esimene stsenaarium on see, et Putin annab jätkuvalt rohkem võimu oma FSO jõustajatele ning ka rahvuskaardile, kes võivad areneda Vene vasteteks Iraani Islamivabariigi revolutsioonilisele kaardiväele IRGC, kelle ülesandeks oleks Anini sõnul enneolematu Vene ühiskonna mahasurumine, et takistada võimalikke vandenõusid, salaplaane või ülestõuse. Teine stsenaarium, mida Arnon ette kujutab, on uus segaduste aeg. See oli nimetus poliitilise ja sotsiaalse kriisi perioodile Venemaal, mis algas 16. sajandi lõpus ja jätkus 17. sajandi alguses. See periood hõlmas poliitilist anarhiat, kodusõda, välisriikide sissetungi ja näljahäda ning paljud ajaloolased väidavad, et see oli otsene tagajärg Ivan Julma ehk opričnina poliitikale. Nad kardavad, et ajalugu võib korduda, kuna Putin muutub üha meeleheitlikumaks ja paranoilisemaks ning ei peatu millegi ees, et jääda riigi juhtimise juurde. Kõik märgid on olemas. Putin ei puhasta mitte ainult ametnikke ja koondab enda ümber kõige lojaalsemad jõud, vaid on ka oluliselt laiendanud föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB, tänapäevase nõukogudeaegse KGB ekvivalendi võimu. Samal ajal, kuigi tänavatel pole veel registreeritud ühtegi hukkamist, on Putini käsilased hakanud arreteerima ja piinama süütuid tsiviilisikuid. Näiteks 2026 aasta veebruaris ilmusid teated tõlgist nimega Svetlana Savaljeva, kes armus Ukraina sõdurisse ja püüdis temaga kohtuda. Ta võeti kinni ja peksti jõhkralt, et sundida teda üles tunnistama kuritegu, mida ta polnud toime pannud. Nimelt Ukraina relvajõududega liitumise katset, et teda saaks süüdistada riigireetmises. Ta on üks üha kasvavast arvust naissoost poliitvangidest, keda on süüdi mõistetud fabritseeritud terrorismi, riigireetmise ja äärmuslussüüdistustes. Vene politoloog Vladimir Pastuhov usub, et Putini režiimi poolt kehtestatud repressioonide ja kontrollitase läheneb ohtlikult sellele, mida nähti Nõukogude liidri Jossif Stalini ajal suure terroriperioodil. Anin vaatab samal ajal ajaloos veelgi kaugemale tagasi ja ütleb, et kui ja millal Putini jõustruktuurid lõpuks mitte ainult tavakodanike, vaid ka kõrgeimatel võimupositsioonidel olevate inimeste vastu pöörduvad. Mitte ainult tavakodanikud, vaid ka kõrgeimates võimupositsioonides olevad inimesed muutub riigipöörde ja uue segaduste aja oht veelgi reaalsemaks. Putin soovis, et teda mäletataks kui Venemaa tänapäeva Peeter Suurt. Tõenäolisem on aga, et temast saab uus Ivan Julm. 9. mail seisis Venemaa president Vladimir Putin Punasele väljakule, et jälgida Venemaa võidupüha paraadi. Venemaa võidupüha paraad, kõige olulisem rituaal Venemaa geopoliitilises kalendris. Tseremoonia oli katse meenutada maailmale ja eelkõige Vene rahvale, et rahvas, kes aitas alistada Natsi-Saksamaa, on teeninud oma koha ajaloo tähtsaimate seas. Tavaliselt veerevad tankid ja mandrite vahelisi ballistilisi rakette näidatakse uhkusega väljakul, samal ajal kui hävituslennukid lendavad üle taeva. Sõnum oli alati, me oleme alati olnud ja jääme alati võitjateks. Välja arvatud sel aastal. Selle aasta versioonis polnud tanke. Ei olnud näha ka kaasaegseid raketisüsteeme ega muud rasket sõjatehnikat. Esimest korda viimase 20 aasta jooksul võidupüha paraadil jäid soomusmasinate kolonnid koju. Neid näidati lihtsalt videol, sest Kreml kartis, et Ukraina droonid hävitavad need otse-eetris. Las see jõuab korraks kohale. Riik, mis hoidis aastakümneid maailma suurimat tuumaarsenali pidevas valmisolekus, ei julge enam oma tanke pealinna tänavatele tuua, sest riik, mille vallutamist nad arvasid päevade küsimus olevat, suudab nüüd Moskvat rünnata. 4 aastat tagasi sõitsid Putini tankimeeskonnad Kiievi poole, vormiriided kotis kaasas.
Nad ootasid võiduparaadi Ukraina pealinnas juba nädala jooksul. Täna on see Putin, kes ei suuda oma paraadi korraldada. Kuid Punase väljakult puuduvad tankid on vaid kõige nähtavam sümptom millestki palju sügavamast. Praegu riigitelevisiooni fassaadi ja hoolikalt lavastatud fotoseansside taga on midagi Vene süsteemi ja Kremli sees murdumas. Eliit on pettunud, avalikkus on vihane ja majandus on murdumas. Ja Vladimir Putin, mees, kelle pime ambitsioon selle kõik käivitas, on üha enam isoleeritud, talle valetatakse üha rohkem ja ta on üha vähem suuteline peatama seda, mille ta käivitas. Mida me näeme, on maailma usaldusväärsemate Venemaa ekspertide sõnul Putini enda põhjustatud geopoliitilise katastroofi algus. Ja ajalugu näitab meile, et Venemaa juhtide jaoks lõpevad sellised katastroofid harva vaikselt. Et mõista, mis Venemaal praegu toimub, süveneme lähemalt sellesse, kuidas võim Venemaal tegelikult toimib. Briti ajaloolase Robert Service'i, kes on Nõukogude Liidu teemal palju kirjutanud, sõnul ei põhine Venemaa poliitiline legitiimsus tegelikult valimistel ega põhiseaduslikel normidel. Selle asemel põhineb see sõjalisel hiilgusel. Venelasi kasvatatakse austama oma sõja ajalugu üle kõige muu. Tolstoi Sõda ja rahu on sisuliselt traktaat Venemaa võidust Napoleoni üle. Nõukogude armee Berliini vallutamine. 1945 aastal on rahvusliku identiteedi alus see, mille poole riik pöördub, kui ta vajab meeldetuletust, kes ta on. Seega on iga Vene juht, kes võidab sõdu, legitiimne ja see, kes need kaotab, ei ole. Ja kui ajalugu midagi näitab, siis Vene rahvas tegutseb kiiresti, et viimane eemaldada. Mõelge tsaar Nikolai teisele. Ta alustas 1904 aastal sõda Jaapani vastu, mille Venemaa kaotas, ja see alandus lõi tema võimu alustalad kõikuma. Siis tuli esimene maailmasõda. 1917. aastaks sai Venemaa sõjavägi idarindel tegelikult üsna hästi hakkama. Aga avalikkus seda ei näinud. Nemad nägid tsaari, kes oli end nimetanud ülemjuhatajaks ja vastutanud aastate pikkuste tapatalgute ja kannatuste eest. 1917. aasta veebruaris pöördusid poliitikud ja rahvas pealinnas tema vastu ning 3 sajandit Romanovite dünastia valitsemist lõppes sellega, et Nikolai kirjutas vaikselt alla troonist loobumise dokumendile. Aasta hiljem hukati ta ilma kohtuta. Putin tunneb põhjalikult Venemaa kultuuri ja valitsemise reegleid. Oma esimestel võimuaastatel rajas ta legitiimsuse teisele Tšetšeenia sõjale. Sõda algas 1999 aastal, kui Putin oli veel peaminister ja see tõi tema karjäärile tõelise hoo sisse, kui 2000. aastal kuulutati välja Venemaa võit. Sellele järgnes 2008 aasta sõda Gruusias, mis oli vaid 5 päeva kestnud välksõda. Ukraina juurde tulles oli Krimm 2014 aastal sisuliselt jalutuskäik. Kasutati märgistamata sõdureid kohaliku valitsuskeskuse hõivamiseks, korraldati kiiresti referendum ja okupeeriti piirkond enne, kui lääs jõudis üldse reageerida. Vladimir Putin näis otsustava juhina, kes tegutses seal, kus tema eelkäija kõhkles ja kus lääs taandus. Sõjaline erioperatsioon Ukrainas pidi järgima sama valemit nagu 2014 aasta Krimmi annekteerimine. Venemaa pidi näitama oma jõudu, murdma läbi Ukraina kaitseliinidest ja kõrvaldama Kiievis võimul oleva valitsuse. Tankimeeskonnad pakkisid kaasa oma pidulikud vormid, et neid kanda väidetavalt vältimatu võiduparaadi ajal Kiievis. Nüüd on sõja 5. aasta ja ükski mõistlik venelane, olgu ta Kremlis või väljaspool seda, ei kujuta ette, et see läheks sujuvalt. NATO aasta alguse andmete kohaselt saab Venemaa iga kuu 20 000 kuni 25 000 kaotust. Ukraina andmetel kaotab Venemaa vähemalt 1000 sõdurit päevas, mis teeb umbes 30 000 kuus. Kokku on hinnanguliselt Venemaa saanud üle 1,2 miljoni kaotuse, neist vähemalt 300 000 on hukkunud. Sõja põhjustatud tööjõupuudus on olnud nii tõsine, et 2025 aasta novembris allkirjastas Vladimir Putin seaduse, mis võimaldab Venemaa kaitseministeeriumil korraldada ajateenistusse kutsumist kogu aasta vältel, mitte ainult tavapäraste hooajaliste kutsete ajal. Üllataval kombel oleme selles punktis varemgi olnud. Vladimir Putin teadis juba, milleks ta end kirja pani, kui ta 2022 aasta sügisel üritas osalist mobilisatsiooni. 100 000 vene mehed põgenesid riigist, selle asemel, et kutse saada. Juba ainuüksi nii suure ulatusega massilise lahkumise mõte oli sügavalt piinlik valitsusele, mis üritas näidata rahvuslikku ühtsust ja patriootlikku indu. Seetõttu hakkas valitsus vastuseisu ja kõiki arvamusi maha suruma, mis ei kujutanud Venemaad kindla võitjana. Ja uus aastaringset ajateenistusse kutsumist võimaldav seadus saab olema veel hullem.
Varasemad mobilisatsioonilained värbasid peamiselt vaesematest piirkondadest, maapiirkondadest ja pealinnast kaugemal asuvatest etniliste vähemuste aladest. Nendes piirkondades peeti sõjaväepalka tõeliseks päästerõngaks, arvestades, et mõned andmed näitasid aastapalka koos allkirjastamisboonustega olevat kuni 4 korda suurem kui riigi keskmine. See oli Kremlilt sünge kalkulatsioon ja mõnda aega see toimis, selles mõttes, et sõda hoiti Moskva õhtusöögilauast eemal. Aga see värvatavate reserv hakkab otsa saama ja nüüd võib mobilisatsioon ulatuda Vene ühiskonna osadeni, mis on siiani sellest suuresti puutumata olnud. Moskva ja Sankt-Peterburi linlikust kihist pärit noored mehed, kes ei taha selle sõjaga mingit pistmist teha. See pöörab pea peale selle hapra sotsiaalse lepingu, mida Putin on viimased 4 aastat hoidnud. Nii kaua, kui maksad makse ja allud propagandale, ei tule sõda sinu juurde. Maksud on tõusnud, propaganda aeglustub ja Ukraina on aeglaselt suutnud tungida sügavamale Venemaa territooriumile. Sõjalisel olukorral on veel üks mõõde, mis on võib-olla isegi murettekitavam kui kaotuste arvud ja see puudutab otseselt seda, kuidas Putin otsuseid teeb. Mitmed allikad, kellel on ligipääs Venemaa juhtkonnale, on kinnitanud, et Putin on oma siseringile öelnud, et usub, et suudab kogu Donbassi vallutada 2026 aasta lõpuks. Ja nagu ka sõja alguses näib, et Putin tõepoolest usub oma väidet. Ukraina luureametnikel on teistsugune seletus, miks ta seda usub. Nad usuvad, et tema kindralid valetavad talle, esitades võltsitud aruandeid käsuahelas ülespoole, väites, et võit on kohe saabumas. See ei ole uus nähtus Vene sõjaväekultuuris. Aga see on lihtsalt jätk sellele, mida oleme varem näinud. 2024 aastal eemaldati komandurid oma ametikohtadelt sama asja eest, kuid tõenäoliselt polnud nad ainsad ja võisid olla tõeliste võltsijate patuoinad. Isegi kui paljud Putini ümber mõistavad olukorra tegelikkust, ei ole selge, mida Putin ise teab ja mõistab. Nii et Venemaal on nüüd juht, kes teeb strateegilisi otsuseid võltsitud luurearuannete põhjal. Teda ümbritsevad alluvad, kes kardavad talle tõtt rääkida ja ta peab sõda, mis neelab iga kuu 30 000 tema sõdurit. Pole ime, et 2026 aasta võiduparaad ei meenutanud sugugi võitu. Lisaks sõjalistele kaotustele on Venemaa majandus ja sotsiaalsed suhted üha suurema surve all. Tsiviilmajandus on juba 4 aastat sõjaaegsete prioriteetide tõttu näljas olnud ning seda pinget on üha võimatu meirata. 2026 aastal on maksud tõusnud ja inflatsioon kasvanud. Samas suunab valitsus umbes 40% eelarvest sõjaga seotud kulutustele. Riik on teatanud, et ootab sellel aastal SKT kasvu vaid 0,4% võrreldes varasema optimistlikuma 1,3% prognoosiga. Samuti on tööjõud otsa saanud, kuna töötuse määr on vaid 2,1%. Kuid kuigi see number võib tavapärastes oludes tunduda paljulubav, on olukord teistsugune riigi jaoks, mis on viimased 4 aastat sõjas olnud. Nii madal töötuse määr viitab sellele, et Vene ettevõtetel ei ole enam töötuid inimesi, keda tööle võtta. Kuna ettevõtted konkureerivad omavahel, reklaamitakse kõrgemaid palku, mille kulud kantakse edasi tarbijale, kelleks on Vene kodanik. Nii satuvad Vene töötajad olukorda, kus nad teenivad küll nimeliselt rohkem raha, kuna saavad valida endale töökoha, kuid peavad samas elamiseks rohkem maksma. Sotsiaalsed tagajärjed kajastuvad samuti andmetes. Riikliku küsitlusfirma andmetel langes Venemaa üldine õnnelikkuse indeks 2026 aasta aprillis viimase 15 aasta madalaimale tasemele. Huvitaval kombel oli indeks viimati nii madal siis, kui Putin pidi 2011 aastal teist korda presidendiks saama, asendades oma asetäitja Medvedevi. Putini toitusreiting on langenud madalaimale tasemele alates täiemahulise sissetungi algusest. Siis on veel Venemaa olukorra ja edusammude puudumise taga olev geopoliitiline mõõde, mis on selle majanduse jaoks 2 teraga mõõk. Aga enne kui jätkame, kindlasti tellida Military Show kanal. Me postitame videoid, mis käsitlevad viimaseid sõjalisi arenguid, geopoliitikat ja ülemaailmseid konflikte. President Donald Trumpi vastasseis Iraaniga, mis viis Hormuzi väina blokeerimiseni, sundis Ameerika Ühendriike tühistama osa sanktsioonidest, mis puudutasid Venemaa naftamüüki Indiale. See oli märkimisväärne ootamatu tulu, mis on lisanud üle $100 miljonit päevas Putini maksutuludesse. See raha ostab relvi, varuosi, tehnoloogiat ja, mis kõige tähtsam, tagab jätkuva Hiina poliitilise toetuse. Aga $100 miljonit päevas naftatuludest ei too inflatsiooni alla. Kui Trump võimule tuli, uskus Putin, et Trump asub täielikult Venemaa poolele. Varased läbirääkimised keskendusid sellele, et Trump üritas sundida Ukrainat nõustuma kokkuleppega, mille kohaselt peaks ta okupeeritud alad loovutama ilma midagi vastu saamata. See katse mitte ainult ei ebaõnnestunud, vaid Trump on ka avalikult loobunud Venemaa ja Ukraina vahel vahendamisest.
see jättis esimese poole kõrvale ainult Hiina ning teise poolele enamiku Lääne-Euroopast, kes on selle õigesti ära tundnud. Ukraina on Venemaa esimene peatuspunkt katsetes taastada kaotatud Nõukogude territooriume mandril ning lääs jätkas täie hooga koostööprojektide ja sõjaliste annetustega. Nii et igasugune mõjuvõim, mida Putin arvas endal Trumpi üle olevat, on nüüd kadunud, samal ajal kui Ukraina on oluliselt vähendanud oma sõltuvust abi saamisel otse USA-lt. Ja kui majandussurve ei põhjusta Venemaa kokkuvarisemist, siis võib seda teha infoleviku karmistamine. 2025 aasta hilissuvel hakkas Kreml propageerima Maxi, Venemaal loodud alternatiivi Telegramile, mida peeti juba niigi sotsiaalmeediavõrgustikuks, kus domineerisid venekeelsed kasutajad. Uus võrgustik ei pakkunud Föderaalse julgeolekuteenistuse uurijatele näiliselt mingeid takistusi, nii et selle kasutamine tähendas, et FSB nägi, mida sa kirjutad. Maxile üleminek tähendas sisuliselt seda, et tsiviilisikud ja sõjaväelased palusid iseenda järelevalve avamist. Vastureaktsioon on olnud ulatuslik. Strateegilised blogijad on väitnud, et see võib viia rindekäsu kokkuvarisemiseni, kuna rakendusel puuduvad elementaarsed turvaelemendid. Vaid mõni kuu pärast selle reklaamimist muutis valitsus meelt, tuues peamise põhjusena välja niinimetatud turvalisuse puudumise. Üks Kremliga seotud siseringi inimene kirjeldas, et Kremlis õhtusöögilaua vestlusi valitseb üks ainus teema – internet. Nad väitsid, et kui Venemaa jätkab samas suunas, hakkab see järjest enam meenutama Põhja-Koread. See on eriti märkimisväärne, kuna Venemaa on viimase 10 jooksul püüdnud matkida Hiina internetikontrollisüsteemi. Ajakirjanik Ksenia Sobtšak, kes on Anatoli Sobtšaki tütar, Peterburi linnapea, kes oli Vladimir Putini varajane poliitiline mentor, ütles ajalehele The Guardian, et tema arvates on vaid aja küsimus, millal Vene võimud blokeerivad täielikult kõik lääne sotsiaalmeediaplatvormid. Kuid erinevalt Hiinas, kus interneti üle valvatakse, kuid see vähemalt töötab stabiilselt, ei suuda Venemaa oma kodanikke korralikult jälgida ega ka pakkuda stabiilseid ühendusi. Näiteks kurtsid ettevõtted, et nad kaotavad pidevalt lairibaühenduse, mille peale valitsus vastas, et nad üritavad sulgeda internetiühendust oluliste sihtmärkide jaoks, et parandada turvalisust, soost muuta need vähem haavatavaks droonide jälgimisele. Sõltumata selle edukusest näib see olevat Venemaa sisepoliitika kavandatud suund, kus infokeskkond muutub järjest suletumaks ja iga uus sulgemine tekitab uue pahameelelaine. Avalikkus kas üritab piirangutest mööda hiilida või võtab täielikult omaks valitsuse propaganda, mille tulemusel muutuvad meedia ja haridussüsteemid üha sõjameelsemaks ning võrreldavaks Nõukogude režiimiga. Ja me kõik teame, kuidas see lõppes Nõukogude jaoks. Kõige selgema pildi olukorrast annab Putini sisering, kus õnnetuuled on muutunud. The Guardian, viidates intervjuudele mitme Vene juhtkonna lähedase inimese ja silmapaistvat ametnikega, on kujutanud Putinit kui isoleeritud juhti, keda ümbritseb eliit, mis kaotab kiiresti illusioone. Muidugi ei planeeri nad avalikult valitsuse vahetust, sest keegi neist ei jääks sellise teo korral ellu. Räägitakse usalduse kaotusest praeguse Vene juhi vastu ning see kaotus väljendub sisuliselt riigi autoritaarse valitsemise aeglases lagunemises. Vladimir Putin näib olevat teadlikuks saanud jutust, mis ringleb tema vaimse seisundi ja juhtimisvõime kohta. Euroopa luureraport, mis jagati mitmele väljaandele mai alguses ja mille koostas väidetavalt üks Euroopa riik, väitis, turvameetmeid Vladimir Putini ümber oli märtsist alates märkimisväärselt karmistatud võimaliku vandenõu või riigipöörde katse kartuses ning viidati, et endine kaitseminister Sergei Shoigu võiks kujuneda ohuks. Nädal pärast nende teadete levikut avaldas Kreml hoolikalt lavastatud video, kus Vladimir Putin külastab oma endist kooliõpetajat Vera Karevitšit Moskva kesklinnas. Videost tundus Vladimir Putin lõõgastunud, kandes vaba aja riideid, justkui tahtlikult hajutamaks muljet, et ta peidab end punkris. Kuid juba lavastus ise räägib pingest. Pärast 25 aastat võimul olemist tunneb Kreml vajadust avaldada kaadreid, kus Vladimir Putin ostab lilli, et tõestada, et ta ei karda. Valitsus on samuti ümber lükanud Sergei Shoigu stsenaariumi, arreteerides mitu endise kaitseministri lähedast ametnikku ja isoleerides teda veelgi Vladimir Putini siseringist. Enamik analüütikuid usub nüüd, et kui Vladimir Putini võimule tekib tõeline oht, tuleb see tema siseringist. See saab olema keegi, kellel on ligipääs, institutsionaalne toetus ja veendumus, et praegune suund on tõepoolest katastroofiline. Isiklikku gruppi ei näi olevat ega pole ka veel tekkinud. Ja Venemaa valitsev ning oligarhide klass näib kannatavat selle all, mida võiks nimetada vastutuse hajumiseks. Kõik kardavad Putinit ja keegi ei usalda teda. Vene president on samuti veetnud suurem osa 3 aastakümnest ülemklassi lammutamisega, et asendada see eliidiga, kes on talle täielikult allutatud. Tegelikult ei taha keegi teha esimest sammu.
Selle asemel peidavad oligarhid end kas Venemaal või on riigist täielikult lahkunud, oodates, millal midagi juhtub ja keegi teine Venemaa praeguse režiimi lammutab. Aga inimesed, kellel võib öelda olevat vahendid ja võimalus muudatusi teha, on halvatud ja vaatavad pealt, kuidas riigi majandus vajub unustusse. Isegi kui jätame kõrvale kõik muu, inimkaotused, mobilisatsioonikriisid, majandusliku surve, info mahasurumise, eliidi pettumuse, on olemas ka sõja geopoliitiline mõõde Ukrainas ja selle praegune arengusuund. Robert Service, pidage meeles, et ta on üks Suurbritannia juhtivaid Nõukogude ajaloo ja geopoliitika eksperte, nimetas Putini sissetungi Ukrainasse hiiglaslikuks geopoliitiliseks eksimuseks ja ta pole kaugeltki ainus. Mõelge, mis Venemaal oli ja mida Putin otsustas sellega teha. Venemaa oli 2010. alguses energia supervõim, kellel oli koht igas tähtsas rahvusvahelises lauas, toimiv suhe Euroopaga ning võimalus mängida Hiinat ja Ameerika Ühendriike üksteise vastu Moskva kasuks. Selle asemel otsustas Putin katkestada sidemed läänega, tungida naaberriiki ja muuta Venemaa asendamatust mängijast geopoliitiliseks paariariigiks, mis sõltub Hiina toetusest ja Iraani droonidest. Ja isegi kui rahu saabub, tingimustel, mida Kreml saab esitleda vastuvõetavatena, kus Putin saab väita, et ta täitis 2022 aasta ambitsioonikad eesmärgid, on Venemaa geopoliitilisele positsioonile juba püsiv kahju tehtud. NATO on laienenud, hõlmates nüüd Soomet ja Rootsit, kahekordistades oma maismaapiiri Venemaaga ning kaasates 2 riiki, mis võivad veelgi piirata Venemaa mereväe ligipääsu Läänemerele. Euroopa kaitsekulutused on plahvatuslikult kasvanud, kus kogu mandririigid täidavad lõpuks NATO nõuet kulutada 2% SKP-st ning selle suurim majandus lubas tõsta selle isegi 3,5% SKP-st koostöö ja infrastruktuuriprojektide kaudu. 4 aastat pärast droonide, rakettide ja tankide rünnakuid on Ukrainas saanud lahingutes karastunud sõjaline jõud, millel on tihedad sidemed lääne, luure ja kaitsetööstusega. Seevastu Venemaa maine kardetud sõjalisest suurvõimust on langenud nii madalale, et sellel pole peaaegu ühtegi relvastuse ostjat, isegi juhul, kui neil oleks midagi müügiks pakkuda. Ja pea meeles, et korduvalt on vihjatud, et Putin pidas Ukrainat vaid alguseks. Kui sõda algas, arvasid analüütikud, et Putin vallutab laguneva Ukraina ja liigub siis edasi täiemahulisele konfliktile NATOga aastal 2025. See ajakava nihkus siis aastasse 2027, seejärel ebamääraselt järgmistele sõjale järgnevatele aastatele. Täna pole selge, kas Venemaa suudaks üldse rünnata mõnda teist riiki. Olenemata tegelikkusest ei näi Putini agressiivsus olevat vaibunud. Ta on veerand sajandit kujundanud endast kuvandit mehena, kes taastas Venemaa väärikuse, kes räägib lääne silmakirjalikkusele tõtt. Ja 73-aastaselt hakkab ta vanem välja nägema. See kuvand hakkab murenema. Valitseja, kes tõi pärast ebastabiilseid 1990-ndaid stabiilsuse, on selle pärandi minema visanud. Kuhu see kõik välja viib? Aus vastus on see, et keegi ei tea, kaasa arvatud need, kes on Venemaa juhtkonnale kõige lähemal. See, mida 2026 aasta kevad selgelt näitab, on see, et sõda Ukrainas kestab tõenäoliselt vähemalt ülejäänud 2026 aasta. Samal ajal peab Venemaa üle elama oma sisemiste pingete laviini. Terve põlvkonna kaotusi, viltu väänatud majanduse, reaalsuse eest suletud infovälja ning eliidi, kes õhtusöögilaudades arutab, kui palju Venemaa meenutab Põhja-Koread. Kui leidsid selle video väärtuslikuks, siis telli sõjasaade, et saada põhjalikumat analüüsi konfliktidest ja jõududest, mis kujundavad maailma. Ja kui soovid põhjalikumalt teada saada, kuidas täpselt Venemaa sõjavägi on kokku varisenud ja selle olukorra põhjustanud, vaata seda videot. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!